1 samm, 2 sammu, 3 sammu, pauk. Just seda on Ukraina Venemaa jaoks 2026 aastaks plaaninud, sest nad on just avalikustanud geniaalse 3 osast koosneva strateegia, mis on mõeldud Venemaa sõja koheseks lõpetamiseks. See on geniaalne. Ukraina uuenduslikud strateegid on selle plaani välja töötanud, et tabada Venemaad kõige valusamalt, nii Ukrainas kui ka Venemaal endal. Ja see võtab Venemaalt ka mõned peamised eelised, mis neil on olnud sõja algusest peale. Kindlasti jääge video lõpuni, kus me avaldame, kuidas Ukraina kavatseb oma plaani ellu viia, et Venemaad halvata. Aga kõigepealt keskendume 3 sammust esimesele. Ukraina õhuruumi igaveseks Venemaa eest sulgemine. Just seda ütleb Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov, et see on esimene etapp 3-etapilisest plaanist, mille eesmärk on täielikult lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Telegrami postituses selgitas Fjodorov selle strateegia tagamaid öeldes: tsiviilelanike ja taristu kaitsmine on meie peamine prioriteet. Meie eesmärk on tuvastada 100% õhuohtudest reaalajas ja tõrjuda vähemalt 95% rakettidest ja droonidest. On üsna selge, miks Ukraina alustab oma Venemaad halvavat plaani õhutõrje tugevdamisega. Venemaa droonid, raketid ja juhitavad pommid on võib-olla kõige olulisemad tööriistad, mis Vladimir Putinil on, mitte ainult Ukraina sõjaväe nõrgestamiseks, vaid ka ukrainlaste terroriseerimiseks. Ainult jaanuaris tulistas Venemaa Ukraina pihta 91 ballistilist raketti, mis on kõrgeim kuine arv pärast Putini sissetungi. Need 91 ballistilist raketti olid osa õhurünnakutest, mille käigus Venemaa tulistas Ukraina pihta kokku 158 raketti, umbes 5500 juhitavat õhupommi ja üle 6000 ründedrooni. On üsna selge, et Putini plaan on üle koormata Ukraina õhutõrje ja Venemaa on selles olnud edukam, kui keegi Ukrainas sooviks. Kogu talve jooksul on Venemaa korraldanud Ukraina energiasüsteemi vastu ägeda rünnakukampaania, mis jättis jaanuari lõpus ühel hetkel üle 1,2 miljoni ukrainlase elektrita. Venemaa õhurünnakud sihivad rohkem tsiviilelanikke kui sõjaväge ning seda näeme ka Ukraina tsiviilohvrite suurest arvust. Ühinenud rahvaste organisatsiooni inimõiguste ülemvoliniku kogutud andmete kohaselt on Venemaa põhjustanud Ukrainas kuni 2026. aasta 31. jaanuarini 56 550 tsiviilohvrit. See jaguneb järgmiselt. 15 172 tsiviilisikut on hukkunud ja 41 378 on saanud vigastada ning need on ainult need ohvrid, keda ÜRO on suutnud kinnitada. On ebatäpne öelda, et õhurünnakud on nende ohvrite ainus põhjus, kuid need on ilmselt suurimaks teguriks, kuna Venemaa raketid, droonid ja pommid sajavad Ukraina linnadele peaaegu igal nädalal. Fjodorov selgitab, et Ukrainal on juba olemas plaan, kuidas minimeerida Venemaa õhurünnakute mõju ning selle plaani lõpuleviimine tähistab ka Ukraina 3-etapilise strateegia esimese etapi lõppu. Mitmetasandilise väikese õhutõrjesüsteemi loomine ja tõrjedroonide kasutuse laiendamine on juba käivitatud. Olulised organisatsioonilised muudatused on alanud, märgib Fjodorov, lisades, et kui taevas on suletud, toimib riik. Tõrjedroonide mainimine on oluline. Üks Venemaa ründetüüpi droonide peamisi rolle, lisaks sellele, et nad võivad sihtmärke tabades kahju tekitada, on Ukraina õhutõrjeressursside kurnamine. Shahedi tüüpi droon maksab Venemaale vaid umbes $35 000 ja see pole kindlasti selline sihtmärk, mille peale Ukraina tahaks raisata õhutõrjeraketti, mis võib maksta 5 või 10 korda rohkem. Ukrainal oleks palju parem leida õhutõrjeviis, mis võimaldab neil Shahedi tüüpi droone alla tulistada relvaga, mille valmistamine maksab vähem, mis omakorda tähendab, et Venemaa raiskab iga oma drooniparvega rohkem raha, kui suudab Ukrainalt välja pressida. Siin tuleb mängu tõrjedroon. United 44 Media teatas 24. veebruaril, et Ukraina on oma tõrjedroonide tõhusust märkimisväärselt suurendanud ning need hävitavad nüüd 30% Venemaa poolt Ukraina pihta lastud laskekehadest. Iga neist droonidest on odav ja neid saab toota suures koguses, kusjuures Ukraina kulutab ühe drooni kohta vaid $3000 kuni $5000. Teisisõnu, tõrjedroon, mis hävitab Shahed-tüüpi drooni, ei päästa mitte ainult võimalikku sihtmärki Ukrainas, vaid maksab Venemaale ka $35 000. Kui korrutada see tuhandete ja tuhandete hävitatud Shahedidega, siis kulutab Ukraina suhteliselt vähe, et teha Venemaa sõjakassasse tohutu auk. See võib olla väike vihje Ukraina uue strateegia 3. etapi kohta. Aga enne kui selleni jõuame, peame rääkima teisest etapist. Kui õhuruum on kaitstud, ideaalis nii, et Ukraina suudab 95% Vene lendkehadest tõrjuda, saavad Ukraina tsiviilisikud ja sõdurid maapinnal veidi väiksema hirmuga oma tööd teha. Nad saavad keskenduda ka peamisele ülesandele, panna Venemaa iga Ukraina territooriumi tüki eest, mille nad suudavad vallutada, kaotama nii sõdureid kui varustust. Mõte on selles, et surmatoov kaitse on sama hea kui tugev rünnak, sest see seab Venemaa olukorda, kus ta peab kulutama palju rohkem ressursse, kui tal tegelikult on.
Ja see on teine etapp. Kurnata Venemaad nii maal, merel kui ka küberruumis. Esimene neist valdkondadest näib olevat Fjodorovi peamine fookus, nagu ta selgitab oma Telegrami postituses. Rindejoon püsib tänu Ukraina sõdurite vankumatule kangelaslikkusele. Vaenlane maksab iga Ukraina maakilomeetri eest. Donetski piirkonnas on ruutkilomeetri kohta 156 sõdurit. Meie eesmärk on üle 200 tapetud okupandi ruutkilomeetri kohta, kuulutab Fjodorov. Loogika on siin üsna lihtne. Venemaal on X sõdurit. Kui Ukraina suudab hävitada Y-arvu, mis on rohkem kui X ruutkilomeetri kohta, siis põletab see kogu Venemaa sõjaväe maatasa. Ukrainal on veel pikk tee minna, kui ta tahab selle eesmärgi saavutada. 2025 aastal suutis Venemaa Sõjauuringute Instituudi ISV andmetel Ukrainas vallutada 4831 ruutkilomeetrit. See number võib olla vaieldav, kuna Venemaa hakkas 2025 aasta lõpus harjumuspäraselt väitma, et on vallutanud alasid, mida ta tegelikult ei olnud, kui Putin püüdis meeleheitlikult saada mingitki eelist, mida rahuläbirääkimistel kasutada. Aga kui me võtame selle numbri tõena, saame selle abil arvutada Venemaa kaotuste määra ruutkilomeetri kohta 2025 aastal. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel kandis Venemaa eelmisel aastal umbes 415 000 kaotust. Kui me jagame selle 4831-ga, saame kaotuste määraks peaaegu 86 Vene sõdurit iga ruutkilomeetri kohta. Fjodorov tahab sellest määrast rohkem kui 2 korda suuremat. Kas see on üldse võimalik? Kui 2026 aasta algusetapid midagi näitavad, võib Ukraina juba olla õigel teel. Vastavalt ISVV 20 veebruaril avaldatud raportile on Venemaa hõivanud 1 jaanuarist kuni oletatavasti 19. veebruarini Ukrainas 572 ruutkilomeetrit, kuna ISV-l oli vaja aega oma raporti koostamiseks enne 20 veebruari avaldamist. See teeb kokku 50 sõjapäeva, mille jooksul on Venemaa suutnud hõivata päevas 11,44 ruutkilomeetrit Ukrainast. Korrutades selle arvu jaanuari 31 päevaga saame 354,64 kilomeetrit. Al Jazeera andmetel on Ukraina hinnangul Venemaa kaotanud jaanuaris 31 680 inimest. Aga kiire arvutus näitab, et Venemaa kaotuste arv 1 ruutkilomeetri kohta on nüüd 89,3. See pole küll suur tõus võrreldes 2025. aastaga, kuid siiski tõus. Ja see on esimene samm selle poole, et Ukraina jõuaks 200 kaotuseni ruutkilomeetri kohta, mida Fjodorov soovib näha. Selles loos on ka väike pööre, mille me kohe avalikustame. Ukraina kaitseminister nimetab seda maagilist 200 arvu kaotuste määraks, mille Ukraina peab Venemaale tekitama, et muuta edasiliikumine Ukrainas võimatuks. Kuni 200-ni sunnib iga ohvrite arvu suurenemine ruutkilomeetri kohta Venemaad vähemalt aeglustama. Ambitsioonikate eesmärkide seadmisel pole midagi halba ning Ukraina teab täpselt, mida on vaja saavutada, et muuta Putini sissetung Venemaale inimressursside mõttes liiga kulukaks. Samuti on märke sellest, et Ukraina on õigel teel sundimaks Venemaad tegema raskeid otsuseid inimressursside osas. Esiteks näib Venemaa värbamistegevus kokku kukkuvat. Ajalehe The Telegraph andmetel usuvad lääne analüütikud, et Venemaa on viimased 3 kuud enne veebruari värvanud vähem sõdureid, kui ta on kaotanud. Väljande andmetel värbab Venemaa umbes 35 000 sõdurit kuus. Aga oota korraks, me just ütlesime sulle, et Ukraina enda hinnangul kaotas Venemaa 31 680 meest. Kui see on nii, siis 35 000 uut värvatud kuus tähendab, et Venemaa värbamine ületab nende kaotusi. Siin tulebki mängu see pööre, millest me hetk tagasi rääkisime. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et vaatad saadet The Military Show, kus me toome sinuni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kindlasti telli meie kanal, et oleksid alati sündmustest eespool. Nii et nende arvutustega, mida me just jagasime, on midagi kummalist. Ja see kummaline asi on see, et 31 680 ei ole tegelikult Venemaa kaotuste arv jaanuaris 2026. See on Venemaa hukkunute arv. Teisisõnu, need on kõik sõdurid, kes on lahinguväljalt täielikult kõrvaldatud. Nendega on kõik. Nad ei tule enam kunagi tagasi. Surnud. Kui lisada teised kaotused, kuhu kuuluvad haavatud ja sõjavangi langenud sõdurid, siis on Venemaa kaotuste määr tegelikult ligi 40 000 sõdurit kuus. Võtame selle numbri ja paneme selle varasematesse arvutustesse. Kui Venemaa kaotas 40 000 sõdurit, 354,64 ruutkilomeetri eest, mille ta jaanuaris vallutas, eeldades, et meie keskmised on õiged, siis on Venemaa tegelik kaotuste määr 112,7 sõdurit ruutkilomeetri kohta. See pole küll veel see maagiline 200, mida Fjodorov tahab, aga see on sellele palju lähemal. Kui Ukraina suudab 2026 aastal oma tegevust Venemaa vägede hävitamisel veelgi suurendada, võib see ambitsioonikas eesmärk
200 kaotust ruutkilomeetri kohta peagi hakata tunduma vähem ulmelise ideena ja rohkem reaalsusena, millele Venemaal pole mingit vastust. Artem Belenkovik, kes on Ukraina võimsa Nemesise pataljoni staabiülem sõnul, on Ukraina eesmärk nüüd laiendada oma surmavaid tapatsoone. Need on droonidest kubisevad kaitseliinid, mis juba praegu hävitavad Venemaa sõdureid. Eesmärk on laiendada nende suurust 25 kilomeetri ehk umbes 15,5 miili võrra. Kui venelased jõuavad meie positsioonideni, peaksid nad olema täiesti kurnatud ja kõndinud 20–25 kilomeetrit, ütleb Belenkov Euractivile. Ja see on lihtne loogika. Iga lisakilomeeter, mille Vene sõdurid peavad tapatsoonides läbima, annab Ukrainale rohkem aega, et nad üles leida ja hävitada, enne kui nad jõuavad kindlustatud positsioonideni. Surm ootab juba enamikku venelastest, kes satuvad nendesse tapatsoonidesse. Nende tsoonide muutmine suuremaks ja surmavamaks aitab Ukrainal jõuda veelgi lähemale 200 Vene kaotusele iga hõivatud ruutkilomeetri kohta. Fjodorovil on veel ideid, mida ta selgitab oma Telegrami postituses. Me teame, kuidas seda saavutada. On olemas konkreetne nimekiri lahendustest ja projektidest, alates hankesüsteemi täiustamisest ja põhjaliku reformi lõpuleviimisest kuni väljaõppe- ja juhtimissüsteemide muutmiseni andmetel põhinevaks, ütleb Ukraina kaitseminister. Tundub, et käimas on kogu Ukraina sõjalise struktuuri ulatuslik ümberkujundamine. Ja kui see ümberkujundamine viib tõhusamate üksusteni, parema andmekasutuseni ja kiiremate hangeteni, tähendab see veelgi rohkem Vene kaotusi. Iga selline kaotus maksab Venemaale raha, nagu ka varustuse kaotus, mis sageli sellega kaasneb. Ja see viid meid kenasti kolmanda etapi juurde selles 3 osast koosneva strateegias, kus Ukraina jätkab millegi arendamist, mida ta on juba kuid teinud. Võtta Venemaalt ära majandusressursid, mida tal on vaja sõdimiseks. Fjodorov teab sama hästi kui kõik teisedki, et Venemaa saab alati raha olemasolul rohkem osta. Lepingu sõlmimise boonuseid saab tõsta, et meelitada vabatahtlikke lepinguid sõlmima, kes muidu oleksid Ukrainast eemale jäänud. Raha võimaldab Venemaal ehitada rakette ja muid relvi, mida kõiki kasutatakse Ukraina vastu. Kui katkestada arterid, mis pumpavad raha Venemaale, tekib olukord, mis ei suuda Putini hullumeelset sissetungi rahastada. Sõda jätkub, sest Venemaal on raha rakettide ja droonide jaoks, sõdurite lepinguteks, propagandaks, kuulutab Fjodorov. Ja põhjus, miks Venemaa saab kõige selle peale nii palju kulutada, taandub tema kõige olulisemale ressursile, naftale. Nii et Ukraina 3-osalise strateegia 3. osa seisneb selles, et ta töötab koos oma partneritega, et sihtida otse Vene varilaevastikku. Venemaa müüb seda üle kogu maailma niinimetatud varilaevastiku kaudu. Just sellest eelarvest rahastatakse sõda. Kui see kanal suletakse, vähenevad sõjaressursid järsult. Mida on vaja? Tugevamad sanktsioonid, koostöö partneritega, strateegia varilaevastiku vastu, ühised tegevused partneritega merel, ütleb Fjodorov, ja tal on täiesti õigus. Varilaevastik on olnud Venemaa päästerõngas alates sellest, kui Putin tungis sisse. Kui sanktsioonid Venemaa tugevalt mõjutasid, ehitas Putin vananevate tankerite laevastikku, mida Venemaa on aastaid kasutanud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Varilaevastikuga seotud arvud on ebaselged, mis pole üllatav, arvestades selle laevastiku olemust. Juba detsembris teatas United24 meedia, et varilaevastikus on üle 1240 laeva, mis kokku transpordivad umbes 69% kogu Venemaa meritsi eksporditavast naftast teistesse riikidesse. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel teenib Venemaa varilaevastik aastas tuluvahemikus 87–100 miljardit dollarit, mis kõik on raha, mida Kreml saab maksustada, et rahuldada Putini täitmatu tiha Ukrainasse tungida. See on majanduslik päästerõngas, mille Ukraina peab läbi lõikama. Varilaevastiku hävitamine ei ole tegelikult valikuvõimalus, kuigi Ukrainal on varem olnud mõningast edu varilaevastiku laevade ründamisel, sealhulgas detsembrikuu rünnak Endilile, mille käigus Ukraina saatis droonid Vahemerre. Üle 1200 laeva on tohutult suur arv. Venemaa saab neid ka juurde osta, eriti kuna ta ostab vananevaid naftatankereid, mis vaevu meresõidukõlblikud on, nii et ta saab oma varilaevastiku alused soodushinnaga. Nagu Fjodorov ütleb, on vaja suurendada koostööd Ukraina ja tema paljude partnerite vahel, et tagada, et varilaevastikul oleks palju raskem vedada naftat riikidesse, kuhu Venemaa seda müüb. Sanktsioonid ja blokaadid aitavad, kuigi Venemaa suudab neis sageli kiiresti mööda hiilida, vahetades lippe ja luues uusi varifirmasid, mis varjavad, kust varilaevastiku laevad tegelikult tegutsevad. Ka üksikud konfiskeerimised jõuavad uudistesse, nagu märgib Kuninglik Ühendatud Teenistuste Instituut, kuid neist ei piisa kogu laevastiku peatamiseks. Ruusi sõnul on tõeliselt vaja seda, et kollektiivne lääs lõpetaks varilaevastiku võimaldamise, müües neile naftatankereid ja muutes Venemaal sanktsioonidest mööda hiilimise liiga lihtsaks. Kreeka on toodud esile riigina, millel on Euroopa Liidu osana Venemaa vastu sanktsioonid, kuid mis on samas aidanud Venemaal oma varilaevastikku kasvatada, müües neile laevu.
Ruusi ja tõenäoliselt ka Ukraina jaoks tuleb tõeline muutus ainult siis, kui lääs ühiselt hakkab oma varilaevastiku retoorikat ka tegelikult toetama. Mõningaid positiivseid samme on astutud. Näiteks on 7 riigi grupp loonud varilaevastiku töörühma, millega on liitunud Põhja- ja Baltimaade 8+, et luua riikide võrgustik, mis on pühendunud varilaevastiku vastu võitlemisele. Ruusi lisab, et sellised töörühmad peaksid kaasama ka Lõuna-Hiina mereriike, kus varilaevastiku laevad tegutsevad karistamatult ja on juba seadnud ohtu muu mereliikluse. Lühidalt öeldes tuleb teha veel rohkem. Ja kui Ukraina suudab oma 3-etapilise plaani 2 esimest etappi lõpule viia, saab ta rohkem keskenduda koostööle oma partneritega, et varilaevastiku tegevus halvata. Koordineeritud arestide ja lünkade sulgemise kampaania maksab Venemaale miljardeid dollareid naftamüügis. Ning see on kõik raha, mida Kreml ei saa maksustada ajal, mil nende eelarvedefitsiit näib juba 3-kordistuvat võrreldes ametliku eesmärgiga, mille Venemaa endale 2026 aastaks seadis. Iga majanduslik hoop, mida Ukraina suudab Venemaale põhjustada, kahjustab Putini sõjamasinat. Lõpuks soovib Fjodorov sõnul Ukraina muuta sissetungi Venemaa jaoks sama majanduslikult mõttetuks, kui see on sõjaliselt mõttetu. Video alguses palusime teil jääda lõpuni, et näidata, kuidas Ukraina kavatseb selle plaani reaalsuseks muuta. Nüüd peame küsima, kuidas viia ellu 3-etapiline plaan. Luues 3-etapilise rakendusprotsessi. Oma Telegrami postituse lõpetuseks avaldas Fjodorov 3 asja, mida Ukraina peab tegema, et tagada oma ambitsioonikate plaanide teostumine. Esiteks tuleb tugevdada partnerlussuhteid. Mõlemale poolele kasulik koostöö, et saavutada sel aastal rahvusvahelise abi rekordmaht. Droonide ostmine, stabiilsed maksed sõjaväele ning õhutõrje ja teiste kaitsesüsteemide tugevdamine on täitmise esimese etapi eesmärgid, märgib Fjodorov. Lisage siia veel see, mida Ukraina kavatseb teha varilaevastiku osas. Ja tulemuseks on riik, mis mõistab, et suhete tugevdamine nende riikidega, kes on vastu sellele, mida Putin teeb, viib Venemaa palju nõrgemaks muutumiseni. Mis puudutab peissammu, siis see seisneb selles, et Ukraina säilitaks oma tehnoloogilise eelise Venemaa ees. Et olla igas tehnoloogilises tsüklis vähemalt 10 sammu vaenlasest ees, säilitada juhtpositsioon innovatsioonisõjas, nii ütleb Fjodorov, ja see on valdkond, milles Ukraina on silma paistnud. Nagu National Interest ütleb, on Ukraina muutunud terasest okassigaks, kes torkab Venemaad iga kord, kui Putin käsib rünnakut. Pidev innovatsioon on kujundanud kõike, mida Ukraina teeb, nii et umbes 80% kaotustest, mida Ukraina Venemaale põhjustab, tuleb mehitamata sõidukite kaudu. Oma püüdurdroonide plaaniga suunab Ukraina nüüd selle innovatsiooni õhutõrje arendamisele. Veelgi rohkem tuleb siis, kui arendatakse uusi mehitamata sõidukeid ja Ukraina rakendab üha enam tehisintellekti viisil, millest Venemaa ei oska isegi unistada. Ukraina peab sõjamatematikas silma paistma. Teisisõnu, mida rohkem andmeid Ukrainal on, seda rohkem saab ta Venemaale kahju teha. Tänu Delta kaudu kasutatavale e-ball-süsteemile saame juba lahinguväljalt kvaliteetseid andmeid. Järgmine samm on muuta andmed otsustavaks jõuks. Näha rohkem, mõelda kiiremini, lüüa täpsemalt, ütleb Fjodorov. Andmete abil suudab Ukraina näha lähenevaid õhurünnakuid. See võimaldab tal saada rohkem teavet varilaevastiku laevade kohta, mis omakorda võimaldab koostööd partneritega nende tegevuse peatamiseks. Ning see võimaldab hinnata, kui edukad on nende jõupingutused ja mida on vaja muuta, et saavutada eesmärk 200 Vene kaotust ruutkilomeetri kohta. Andmed on Ukraina jaoks kõik ning need toetavad innovatsiooni, mis on lahutamatu osa selle 3-etapilise strateegia teise sammu elluviimisest. Kõigest sellest näeme, et Fjodorov on mees, kellel on plaan ja see plaan on nii erakordne, et see võiks hävitada kogu Venemaa sissetungi. Mõnes Ukraina piirkonnas on Fjodorovi plaan, eriti mis puudutab innovatsiooni ja kaotuste tekitamist, juba hästi käima läinud. Lazari grupp esindab kõike seda, mida Fjodorov tahab näha kogu Ukraina armees, sest sellest on saanud nii tõhus üksus, et Vene sõdurite jahtimine on muutunud ööpäevaringseks McDonaldsi stiilis operatsiooniks. Ukrainas on just juhtunud midagi uskumatut. Ajalugu tehti, kui Ukraina Leopard 2 A6 tanki meeskond sooritas hävitava tabamuse, mis ei oleks pidanud olema võimalik. Ja see pole veel kõik. Mujal Ukrainas on kasutusele võetud peatamatu tapamasin, mis erineb kõigest sellest, mida Venemaa väed on kunagi näinud. Üks droon teise järel saadeti seda peatama. Kõik ebaõnnestusid. Nüüd peab Venemaa silmitsi seisma Ukraina tankirevolutsiooniga, mis rebib nende vägesid tükkideks. Alustame Leopard 2 A6-ga. 8. aprillil teatas Euromaidan Press, et Ukraina suutis anda rekordilise hävitava tabamuse kaugusel, millega Leopard 2 A6 ei peaks hakkama saama. Lääne tankist sai lausa maa raputav snaipripüss, kui see suutis tabada Vene T-72B3 tanki otsetabamusega 5,5 kilomeetri ehk umbes 3,4 miili kauguselt. See ei tohiks olla võimalik.
Tankid ei ole mõeldud selliseks lahingukauguseks, kuid ometi Ukraina väitel on neil just õnnestunud sooritada tanki vastu üks ajaloo pikimaid tabamusi. Ilmselge küsimus on, kuidas? Võtmeteks oleksid hämmastav täpsus sellisel tasemel, et Leopardi mürsk pidi tabama Vene T-72 haavatavat kohta nii uskumatult suurelt kauguselt ning tugev tulejuhtimine vaenulikes tingimustes. Selle raportiga on seotud ka palju teadmata asjaolusid, kusjuures Army Recognition märgib, et me ei tea, millistes tingimustes see hävitamine toimus. Mida me teame, on see, et Leopard 2A6 ei ole selliseks asjaks loodud. Tankile paigaldatud Rheinmetalli 120 mm L55 siledaraudne kahur on tõepoolest muljetavaldav, eriti seetõttu, et see on loodud suudmekiiruse suurendamiseks, säilitades samal ajal tapuse pikkadel vahemaadel. Kineetilise energiaga mürsud võivad sellest kahurist tulistades saavutada kiiruse üle 1700 meetri sekundis ehk umbes 3800 miili tunnis. Nii et pole sugugi võimatu, et tankimürsk läbib sihtmärgini jõudmiseks veidi üle 3 miili. Vähemalt mitte vajaliku kiiruse poolest. Kineetiline mürsk jõuaks sellise sihtmärgini vähem kui sekundiga. Huvitaval kombel suudab TM53 kineetilise energiaga mürsk lennata kuni 5000 meetri kaugusele, teatab Army Recognition teises raportis. See on vaid 500 meetrit vähem kui Ukraina rekordiline tabamus, mis muudab selle, mida Ukraina väidab end saavutanud olevat, palju usutavamaks. Siiski ei ole kaugus ja kiirus ainsad takistused, mis võiksid sellise tabamuse saavutamist takistada. Teised asjaolud peavad samuti klappima. Sihtmärk peab olema aeglane või paigal. See on T-72 puhul täiesti võimalik. Isegi kui Vene tank oleks liikumas, ei mängiks liikumine suurt rolli, sest TM53 mürsu jõudmiseks sihtmärgini kuluks vaid umbes sekund. Palju keerulisem on see koordineerimine, mis oleks üldse vajalik sellise rünnaku võimalikuks tegemiseks. Lõppude lõpuks poleks Ukraina Leopard 2A6 meeskond suutnud Venemaa T-72 tanki nii suurelt kauguselt näha. Midagi muud oleks pidanud olema kaasatud, et selline rünnak teoks saaks. Need võisid olla droonid. Sellise rünnaku läbiviimiseks, eriti kui Ukraina suutis väidetavalt hävitada Vene tanki eestpoolt antud otsetabamusega, tuleb enne lasu tegemist teha palju eeltööd. T-72 haavatavad tsoonid, selle tornirõngas, mantlett ja alumine klassiis peaksid olema avatud ja suunatud õiges suunas, et Ukraina Leopard 2A6 tankist tulistatud kineetiline mürsk saaks seda tabada. See ei ole lihtsalt juhus, kus leitakse Vene tank ja lastakse sellele kaugelt pihta. Märki tuli jälgida seni, kuni see asus täpselt nii, et Ukraina sai kindlalt tulistada, teades, et lask tabab. Siin võisidki droonid mängu tulla. Kõige tõenäolisem viis, kuidas Ukraina selle lasu sooritas, oli kasutada luuredroone, mis tiirlesid taevast T-72 kohal, mida Ukraina väidetavalt tabas. Nende droonide operaatorid kogusid luureandmeid Vene tanki asukoha kohta ning kogu see info tuli edastada Leopard 2A6 meeskonnale. Sellel meeskonnal on vähemalt mõned kasulikud tööriistad oma arsenalis. Leopard 2A6L on arenenud tulejuhtimis- ja sihtimissüsteemid, sealhulgas MS-15 stabiliseeritud laskurisihik, mis suudab kombineerida termopildi ja laserkaugusmõõtja, võimaldades sihtmärki tuvastada igasugustes tingimustes. Jällegi oleks tohutu kaugus olnud probleemiks, kuid kuna luuredroonide operaatorid edastasid andmeid meeskonnale, oli võimalik, et neid sihtmärgi tuvastamise tööriistu sai kasutada lasu joondamiseks kaugusel, mida tankimeeskond vaevu nägi. Leopard 2A6 tulejuhtimissüsteem oleks siin samuti abiks olnud. See süsteem arvutab pidevalt kaugust, laskemoonatüüpi, keskkonnategureid, tuuleolusid, sõiduki kõrgust ja toru kulumist, et võimaldada meeskonnal kuni 3 kilomeetri kaugusel hea esimese lasu tabamustõenäosus. Ukraina väidab, et on sellele kaugusele lisanud veel 2,5 kilomeetrit. Selleks oleks nende tankimeeskond pidanud arvestama mürsu kiiruse ja kineetilise energia vähenemisega. Ja võib-olla oli droonioperaatoritel kogutud andmetel võtmeroll nende probleemide ületamisel, mis tekivad, kui üritada tabada sihtmärki nii suurel kaugusel tankimürsuga. Suur osa sellest on spekulatiivne. Peale väite enda ei ole Ukraina selgitanud, kuidas nende Leopard 2A6 selle lasu sooritas, mis viib meid olulise möönduseni. Selle video loomise hetkel puuduvad sensorite andmed või pildimaterjal, mis toetaks Ukraina väidet selle rekordilise lasu kohta. See ei tähenda, et andmed poleks olemas. Ukraina võis selle tõepoolest tabada, kuid on otsustanud neid mitte avaldada, et mitte paljastada, kuidas nad selle rekordilise tabamuse saavutasid. Kuid kuni seda teavet pole avaldatud, saame ainult spekuleerida, kuidas Ukraina selle võimatuna näiva tabamuse sooritas. Me võime ka spekuleerida, mida see tähendab, ja Venemaa jaoks on siin tõsine probleem tekkimas. Kui Ukraina teatab Leopard 2A6 tankiga sooritatud kaugmaa rünnakust, siis samal ajal muudab ta oma vanemaid Leopard 1A5 tanke ajutisteks suurtükkideks, mis võivad tabada sihtmärke veelgi pikemal distantsil kui selle rekordilise löögiga väidetud 5,5 kilomeetrit.
7. aprillil teatas Defense Express, et Ukraina muudab osa oma Leopard 1 A5 tankidest sisuliselt iseliikuvateks haubitsateks, mille laskekaugus on 12 kilomeetrit ehk 7,45 miili. Väljaanne lisab, et uute torude kasutuselevõtuga võiks see laskekaugus ulatuda 18 kilomeetrini ehk veidi üle 11 miili. See on Venemaa jaoks tõsine probleem, eriti kuna Ukraina teatel on Saksamaal toodetud tankidel selline täpsus, et nad suudavad hävitada sihtmärgi 3 või 4 lasuga, samal ajal kui Venemaa nõukogudeaegsetel analoogidel kulub selleks kuni 7 lasku. Jällegi näeme, kuidas Ukraina kasutab oma tanke eesmärkidel, milleks need algselt mõeldud ei olnud. Leopard 2 A6 ei peaks tabama vaenlase tanke otse tabamusega 5,5 kilomeetri kauguselt ning Leopard 1 A5 oma standardse 105 mm L7 kahuriga ei olnud mõeldud selliseks kaudtuleks, milleks Ukraina seda nüüd kasutab. Nutikus on juba ammu olnud Ukraina peamine relv Venemaa vastu kaitsmisel. Riigil on võimekus märgata lääne varustuse tugevusi, mida isegi selle varustuse tootjad pole arvesse võtnud. Ukraina võib saada abi ka oma lääne partneritelt, kui ta püüab muuta oma Leopard tankid kaudtulerelvadeks. 19. märtsil teatas TCH, et Belgia oli tarninud partii Leopard 1 A5BE tanke, mille ta oli välja kuulutanud juba 2025 aasta aprillis. Nendel tankidel on Cockerill 3 1105 torn, mis kannab Cockerill HP kahurit, mis on võimeline tõhusaks kaudtuleks varjatud positsioonilt. Kas need tankid võivad olla samad Leopardid, mida Defense Express väidab, et Ukraina kasutab praegu improviseeritud suurtükina? See on võimalik. Venemaa jaoks ei ole see kõik hea uudis. Kui Ukraina on jõudnud sinnamaani, et suudab hävitada tanke teiste tankidega sellistel kaugustel, nagu nüüd väidetakse, siis on Venemaal probleem. Venemaa enda tankid ei ole Ukrainas just eriti silmapaistvad olnud. Tankitõrjerelvade, miinide ja droonide kombinatsioon on viinud selleni, et Venemaa on 10. aprilli seisuga kaotanud 11 848 tanki. Venemaal ei ole vaja, et Ukraina saaks teada, kuidas lisada tanke nende relvade arsenaali, mida nad on kasutanud Venemaa soomustehnika hävitamiseks. Lõppude lõpuks ei saa öelda, et Venemaa teeks head tööd kaotatud tankide asendamisel. Veebruaris Forbesile koostatud raportis avaldas David Hambling, et Venemaa väidab, et on kiirendanud oma väidetavalt maailmatasemel T-90M tankide tootmist 250 nii aastas. Lihtne matemaatika ütleb meile, et selline tootmiskiirus ei aita eriti, kui kaotused ulatuvad peaaegu 3000 nii aastas. Kui lisada siia veel asjaolu, et UVZ, mis on Venemaa riiklik tankitootja, võib numbritega manipuleerida ja tegelikult toota vähem kui 100 tanki aastas, seisab Venemaa silmitsi veelgi suurema probleemiga. Ukraina ütleb, et nad suudavad tanke tabada teiste tankidega. Venemaa ei ole olukorras, kus ta suudaks asendada T-seeria soomustehnikat, mida Ukraina väidetavalt tabab nii suurtest kaugustest, et see soomus ei näe isegi, mis tulemas on. Ja kuidagi, hoolimata kõigest sellest, läheb Venemaa jaoks olukord veelgi hullemaks. Veel üks asi, mis Ukrainas on juhtunud, on tabanud Putini vägesid täielikult ootamatult ning see toetab Ukraina püüdlusi muuta oma tankid improviseeritud suurtükkideks. Ukraina tankidest on saamas kaitselised hiiglased ja kohe selgitame, kuidas see toimub. Aga enne seda kiire meeldetuletus, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa jääks ühestki videost ilma. Siin on kiire küsimus. Mis on 1 tanki ja 52 drooni vastasseisu tulemus? Kui sa oleksid öelnud 1 hävitatud tank, oleks sul peaaegu igal teisel hetkel sõja jooksul õigus olnud. Üks põhjusi, miks tankid on sõjas tagaplaanile jäänud, on see, et droonid on osutunud uskumatult tõhusaks nende peatamisel. Kuid Ukraina on taas mängu muutnud. Nüüd on sellele küsimusele vastuseks 52 hävitatud drooni ja 1 tank tulistab endiselt. Ja arvake ära, mis tüüpi tank on üle elanud 52 droonirünnaku? See on Leopard. 6. aprillil teatas United 24 meedia, et Venemaa droonioperaatorite päevapikkune rünnak ühele Ukraina Leopard 1 A5 tankile lõppes täieliku läbikukkumisega. Tank, mis oli kaetud droonivastaste kaitsevahenditega, sealhulgas puuride, puidust kaubaalustega, nutikalt paigutatud võrkude ja soomusplaatidega, pidas vastu FPV ja Molnaja droonide rünnakule ning jätkas tuletoetuse andmist Ukraina vägedele maapinnal. Ukraina 5. eraldi raske mehaniseeritud brigaadi poolt juhitud tank, mis kuulub üksusele, mille käsutuses on mitu Euroopa toetajate Ukrainale antud Leopard tanki, oli varustatud ka lahti harutatud terastrossidega, mida tuntakse siilide kaitsesüsteemina ning mis olid paigaldatud tanki külgedele. Need trossid on nutikad, sest need suudavad drooni propellereid purustada enne, kui droon jõuab oma lõplikku sihtmärki. Droon plahvatab siiski, kuid teeb seda ilma tanki ennast tabamata, mis võimaldab soomukil edasi võidelda ja tulistada ka järgmisel päeval.
Ukraina modifitseeritud Leopard tank suutis tule all nii kaua vastu pidada, et see võimaldas operaatoritel, keda Venemaa üritas avatud alale sundida, jääda varjatuks. Ainus miinus siin on see, et Ukraina droone hävitav Leopard tank ei liikunud. Aga isegi see ei ole nii suur probleem, kui sa võiksid arvata. Pea meeles, et me rääkisime sulle varem, et Ukraina muudab paljud oma Leopard 1A5 tankid improviseeritud suurtükiplatvormideks. Liikumine ei ole siin prioriteet. Peamine eesmärk on viia tank varju, et see saaks korduvalt Vene positsioone tulistada. Kui seda eesmärki saab saavutada Leopardiga, mis on varustatud nii paljude kaitsevahenditega, et Venemaa ei suuda seda droonidega hävitada, saavutatakse laastavad tulemused. Venemaa positsioonid hävitatakse tankitulega. Ukraina saab oma Leopard tanki alles hoida ja viib selle teise positsiooni, kui Vene kaitse on purustatud. Venemaa ei osanud midagi sellist ette näha. Kui 4 aastat omaenda tanke Ukraina kaitse vastu hävitades on Putini vägedele midagi õpetanud, siis seda, et tankid ei ole enam sellised sõjakäiku muutvad relvad nagu kunagi varem. Ometi leiab Ukraina üha leidlikumaid viise, kuidas kasutada tehnoloogiat, mille Ukraina ise näib ähvardavat vananenuks muuta. Tanke ei kasutata enam nii, nagu tanke peaks kasutama. Need on muutunud kauglaskesnaipriteks, suurtükkideks, mis suudavad vaenlase positsioonidele laastavat tulejõudu anda. Kaitsehiiglasteks, mis sunnivad Venemaad oma droonivarusid kulutama, enne kui ise kriimugi saavad. Tankide kasutamise viis on muutunud ja Ukraina töötab selle nimel, et see muutus püsima jääks mitmel erineval moel. Tuleme tagasi selle juurde, mida Ukraina väidab olevat saavutanud oma Leopard 2 A6 tankiga. Kui 5,5 kilomeetri kauguselt sooritatud tabamus leiab kinnitust, näitab see meile, et Ukraina suudab viia oma varustuse kunagised piirid täiesti uuele tasemele. Sellised kaugelt sooritatud tabamised ei muuda tõenäoliselt sõjakäiku. Droonid jäävad endiselt peamisteks tankitapjateks, mida Ukraina kasutab. Siiski on Ukrainale väga kasulik, kui Leopard tankid suudavad nii suurte vahemaade tagant ja nii täpselt Vene soomust tabada. See rõhutab ka seda, kui tõhusaks on Ukraina muutunud andmejagamise võrgustike loomisel lahinguvälja eri piirkondades. Kui meie analüüs on õige ja droonid olid tõepoolest kaasatud, siis Ukraina rekordiline tankihävitus näitab pigem seda, kui tõhusaks on muutunud Ukraina reaalajas lahinguvälja andmete kogumine. See hävitamine ise oli erakordne. See võib olla vaid ühekordne sündmus, kuid Ukraina järjest paranev võime oma vägede sees suhelda on tegelik probleem Venemaa jaoks. Eriti nüüd, kui Putini väed peavad toime tulema sideprobleemidega, mis on põhjustatud Starlinki kaotusest ja Putini enda karmistamisest Telegrami sõnumside suhtes. Venemaa tankidega seotud muredele lisandub Ukraina tõhusate soomustankide esile kerkimine ja viis, kuidas Ukraina neid tanke kasutab. Aastaid nääruvääristati kilpkonna tanke, mida Ukraina ja Venemaa ehitasid, sageli pilgati neid selle eest, et neil olid inni kaitsevered, mis ei suutnud tõhusalt peatada drooni- ja tankitõrjerakettide rünnakuid. Neid kilpkonna tanke peeti kohmakateks kolossideks, mis hävitati tavaliselt enne positsioonile jõudmist, sest lisasoomus muutis need liiga aeglaseks, et vältida relvi, mille eest see soomus pidi neid kaitsma. Ukraina on kogu selle kriitika pea peale pööranud nii lihtsa lahendusega, et on üllatav, et sellele varem ei mõeldud. Kui kilpkonnatankid ei saa hästi liikuda, siis ärgu nad üldse liigugu. Selle asemel kata need tankid droonivastaste kaitsetega, samal ajal tagades, et tormid saaksid ikkagi piisavalt pöörata, et tankid suudaksid sihtmärke kaugelt tabada. Just seda nägime Leopard 1 A5 puhul, mis pidas vastu 52 droonirünnakut. Ukraina on samuti muutnud oma M1A1 Abrams tankid sihilikult aeglaselt liikuvateks kaitsekoletisteks. Abramsi meeskonnad säilitavad endiselt kontrolli oma tornide üle, hoolimata kõigist raskekaitsetest, mis nende tankidel on paigaldatud. See võimaldab neid roomata edasi ja rünnata Vene positsioone, lisades poolliikuva improviseeritud suurtükitule elemendi, mis täiendab nüüd Ukraina modifitseeritud Leopard 1 A5T poolt pakutavat statsionaarset kaugulatusega tuld. Ukraina on leidnud uusi viise nende tankide kasutamiseks kaasaegses sõjas, mis on muutnud tankid peaaegu ebaoluliseks. Ja see ei piirdu ainult kaugmaa täpsuslaskude ja nutikate modifikatsioonidega. 2 aprilli raportis avaldas Business Insider, et Ukraina on samuti täiustanud oma tankimeeskondade väljaõpet, eriti nende meeskondade jaoks, kes hakkavad juhtima riigi Leopard 2 A4 lahingutanke. Ukraina kasutab nüüd oma väljaõppes segareaalsuse peakomplekte, mis võimaldab õpetada tulevasi tankijuhte ilma, et nad peaksid isegi tanki sisse minema, mida nad hakkavad kasutama. Väljaõpe saab toimuda nii, et operaator istub toolil ja kannab virtuaalreaalsuse peakomplekti. Ukrainal on nüüd selleks otstarbeks 39 virtuaalreaalsuse süsteemi, mille kõik on tarninud Norra ettevõtte Find Reality. $8,45 miljoni suuruse lepingu raames. See võib tunduda suur summa, kuid Ukraina teenib selle raha kuhjaga tagasi. Seega reaalsuse koolitus tähendab, et Ukraina operaatorid ei pea tanki laskemoona tulistamise õppimiseks tegelikku laskemoona kasutama.
Nad ei pea ka oma tanke ringi sõidutama, mis vähendab Ukraina soomustehnika kulumist ja omakorda hoolduskulusid. Selle lähenemise teine eelis on see, et Ukraina saab oma tanke varjatuna hoida, kuni neid missioonideks vaja läheb. Väljaõppeks kasutatav tank muutub sihtmärgiks. Segareaalsuse väljaõppega tagab Ukraina, et need sihtmärgid kaovad. Ukrainas on just ajalugu tehtud. Leopard 2 A6 tanki meeskond on just sooritanud hävitamise, mis peaks olema võimatu. Aga Venemaa probleem Ukraina tankidega on palju sügavam kui tõenäoliselt ühekordne hävitamine. Ukraina lahinguvälja koordineerimine muutub paremaks ajal, kui Venemaa sideinfrastruktuur laguneb. Uute tehnikate ja väljaõppemeetoditega muudab Ukraina oma tankid surmavateks relvadeks, näidates üles leidlikkust läänerelvade kasutamisel, mida keegi ei osanud oodata. Ukraina on 4 aastat näidanud end meistrina selles, kuidas olemasolevast maksimumi võtta. Ja see ei kehti ainult tankide kohta. Midagi ebainimlikku on tulemas Putini sõdurite vastu. Iga venelane, kellel ei vedanud ja kes saadeti Ukrainas rindele, kartis selle asja elluärkamist. Aga nüüd on see kohal. Mehaaniline, koletislik lahendus tööjõupuudusele, millega Ukraina on silmitsi seisnud, on nüüd käes. Sest 25 000 tundetut masinat saabuvad, et Venemaa kaardilt pühkida. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov on paljastanud tuleviku, mis ootab lahinguväljal Putini käsilasi. 18. aprillil Telegrammis teatas Fedorov, et kohtumine Ukraina maismaarobotite tootjatega viis kaitseministeeriumi otsuseni soetada aasta lõpuks 25 000 maismaarobotit. Neid roboteid ehitatakse praegu ning need saadetakse rindele kohe, kui nad valmis saavad. See on Ukraina kaitseministeeriumi suur ettevõtmine ja see toob esile kasvava suundumuse robotite kasutamisele, millesse me hiljem sügavamalt süveneme. Praegu piisab teadmisest, et see, et aastal 2026 ostetakse 25 000 maismaarobotit, tähendab, et Ukraina ostab neid surmavaid ja elupäästvaid masinaid 2 korda rohkem kui 2025 aastal. See näitab meile, et kui 2025 aastal katsetas Ukraina maismaarobotitega, siis 2026 aastaks on Ukraina täielikult sellele panustanud. Enam ei ole asi lihtsalt selles, et masinad aitavad seal, kus saavad. Ukraina toodab neid roboteid suurel hulgal ja teeb seda selge eesmärgiga asendada võimalikult palju oma rindesõdureid tundetute robotitega, mis aitavad Ukrainal muuta juba loodud lihaveski Vene sõdurite jaoks tõeliseks tapamajaks. Fjodorovil on selle kõige jaoks eesmärk. Nagu ta oma postituses teatas, soovib Ukraina kaitseminister jõuda sinnamaani, et 100% rindelogistikast teeksid ära robotid. See on halb uudis Venemaa jaoks. Üks Putini peamisi strateegiaid on alati olnud rünnata Ukraina logistikat, ükskõik kus see ka poleks. Sellistel rünnakutel on ilmne eelis. Need takistavad varustuse ja tehnikat jõudmas sinna, kus neid rindel vaja on. Kuid seni on teiseks eeliseks alati olnud see, et varustuse peatamine tähendab ka Ukraina sõdurite peatamist. Varustust peab keegi kohale toimetama. Ja selline ülesanne langes varem sõduritele, kes juhtisid konvoisid või kandsid varustust läbi tulevööndi, et see rindele toimetada. Enam mitte. Kuna Ukraina suurendab oma maismaarobotite tootmist, ei pea sõdurid, kes varem riskisid oma eluga varustusahelate töös hoidmisel, enam oma elu ohverdama. Robotid teevad selle kõik nende eest ära ja see tähendab, et rohkem Ukraina jalaväelasi saab hoida reservis, et jätkata kaitset, mis sunnib Putinit iga päev sõjas umbes 1000 sõdurit kaotama. Rohkem saadaval olevaid sõdureid tähendab ka seda, et Ukrainal on vägesid, kes saavad läbi viia laastavaid vasturünnakuid, mille käigus on viimastel kuudel hämmastava kiirusega alasid vabastatud. Nii et 25 000 maismaarobotit aastas ei tähenda ainult seda, et Ukraina logistilised arterid muutuvad tugevamaks. See kõik tähendab, et veelgi rohkem Vene sõdureid sureb kaudselt, sest Ukraina inimjõudu saab kasutada parematel viisidel. Võib-olla tundub Fjodorovi eesmärk, et 100% rindelogistikas teeksid maismaarobotid ebarealistlik. Tegelikult ei peaks see nii olema. Ukraina on juba hästi teel selle eesmärgi saavutamise poole, eriti rindeliini võtmesektorites, kus logistika on olulisem kui kunagi varem. Me mainisime varem, et 2025 aasta oli Ukraina maismaarobotite jaoks omamoodi katseaasta. See ei olnud kusagil selgem kui Pokrovskis, kus Venemaa veetis aasta, korraldades linna vastu ulatuslikku rünnakut, pidades seda üheks võtmekohaks Donetski vallutamisel. 2025 aasta novembriks hoidis Ukraina endiselt osa Pokrovskist enda käes ja kaitses seda ägedalt. See ainuüksi oli Ukraina jaoks juba edu. Kogu loogika järgi, et Pokrovsk oleks pidanud palju varem langema. Ja üks põhjusi, miks Ukraina suutis seda linna nii kaua hoida ning võitleb isegi täna veel Pokrovski sektoris Vene vägede vastu, on see, et maismaarobotid mängisid seal suurt rolli. BBC andmetel olid just need robotid, mille kohta Fjodorov teatas, et Ukraina ehitab neist 2026 aastaks 25.
1000 ühikut vastutavad 90% kogu rindelogistika eest. Pokrovskis eelmise aasta novembriks, liikudes edasi aastasse 2026, on Ukraina kasutanud oma maismaaroboteid rohkemate operatsioonide läbiviimiseks kui kunagi varem. Aasta esimeses kvartalis viis Ukraina oma maismaarobotitega läbi 21 500 missiooni. Neist 9000 toimusid ainuüksi märtsis. Nende masinate kasutamisega seotud operatsioonide arv on pidevalt kasvanud, mis näitab, et Ukraina ei paranda mitte ainult oma arendustegevuse ulatust ja robotite kasutuselevõttu, vaid ka Venemaal on raskusi nendega toimetulekul. Lõppude lõpuks näitavad neid arvud, et Ukraina viib kõigi oma robotitega läbi mitmeid missioone. Kui 2026 aasta eesmärk. 25 000 on kahekordne arv. 2025 aastal ehitatud maismaaroboteid tähendab see, et selle aasta alguseks oli Ukrainal umbes 12 500 sellist masinat. On läbi viidud 21 500 missiooni ja see arv kasvab pidevalt. Tõenäoliselt pole Ukrainal isegi nii palju maismaaroboteid kasutusel. Venemaa ei suuda selle vastu midagi ette võtta. Juba novembris juhtis BBC tähelepanu sellele, et maismaaroboteid on palju raskem märgata kui sõdureid või suuri sõidukeid, mis üritavad varustust edasi-tagasi vedada. Neid roboteid saab juhtida ka kaugel rindeliinist, mis kaitseb sõdureid, ning neid on elektroonilise sõjapidamise vastumeetmetega palju raskem segada kui õhudroone, mis täidavad Ukraina tapmistsoone. On ebatäpne öelda, et Ukraina maismaarobotid on peatamatud, kuid neid on kindlasti raske peatada ja just sellepärast kardab Venemaa neid. Mida peaksid Putini sõdurid tegema uue vaenlasega, kes on tundetu, kõhklematu ja suudab sõita kõige tulisematesse lahingutsoonidesse, ilma et ta oma ohutuse pärast hetkekski muretseks? Ainus vastus näib olevat pimesi loota, et nad märkavad maismaaroboti ja leiavad viisi selle hävitamiseks. Ja nagu hiljem teada saad, teevad need robotid palju enamat kui lihtsalt logistikaülesandeid Ukraina heaks. Aga tuleme korraks tagasi selle pealkirjas mainitud numbri juurde. 2026. aastal ehitatakse 25 000 maismaarobotit. Kuidas see üldse võimalik on? Ukraina kaitsehankeagentuuril on juba tellimused olemas ning lepinguid sõlmitakse igas suunas ja igal pool. Seni on see agentuur juba sõlminud 19 lepingut maismaarobotite tootjatega, mille koguväärtus on umbes $250 miljonit. See on Ukraina jaoks märkimisväärne rahasumma. Ja seda antakse edasi lepingute kaudu, mis tagavad nende ettevõtete jätkusuutlikkuse, kes hakkavad moodustama selle maismaa strateegia tuuma. United24 Media teatab, et Fjodorov väidab, et hankelepingud muutuvad, pakkudes tootjatele, kes need saavad, pikemaid tähtaegu. See ei paista tähendavat, et neil tootjatel oleks rohkem aega konkreetsete maapealsete robotite ehitamiseks. Selle asemel sõlmitakse nendega lepinguid pikemaks ajaks kui kunagi varem, mis tähendab, et neil on stabiilsus, mis tuleneb teadmisest, et neil on pikaajaline sissetulek. Stabiilsus loob jätkusuutlikkust. Ettevõte, kes teab, kust tema raha tuleb, saab luua stabiilsed tarneahelad ja planeerida, mida on vaja lepingutingimuste täitmiseks. Nii et Ukraina maismaarobotite tööstuses toimub kulisside taga sama suur revolutsioon kui see, mis toimub lahinguväljal. Samuti tasub märkida, et see muutus nii hankes kui ka tootmises ei piirdu ainult Ukraina robotitööstuse maismaa aspektiga. Fjodorov ja Kaitseministeerium investeerivad igasse valdkonda. Kyiv Independenti andmetel ehitab Ukraina tehisintellektil põhinevat kaitseökosüsteemi, mis hõlmab praegu 200 ettevõtet, kes arendavad droonitehnoloogiaid. 19 maismaaroboteid arendavale ettevõttele lisandub veel 10 firmasid, kes arendavad FPV-droone, kaugmaarakettide ja droonide hübriide ning meredroone, mis täidavad tühimikku, kuna Ukrainal pole suurt mereväge. Tehisintellekti vallas on need ettevõtted registreerinud üle 300 tehisintellektiga seotud arenduse Ukraina Brave One platvormil, mis toimib keskpunktina, mille kaudu Ukraina jagab rahastust oma drooni ja roboti arendajatele. Praegu kasutatakse tehisintellekti enam kui 70 süsteemis, mis on juba lahinguväljal. Kõik see on oluline, sest see näitab meile, et Ukraina ei keskendu ainult kogusele. 25 000 maismaaroboti olemasolu. 2026 aasta lõpuks on muljetavaldav number. Aga Ukraina töötab aktiivselt koos oma tootjatega, et muuta need robotid paremaks, tugevamaks ja targemaks. Me peame igas etapis olema vaenlasest kiiremad, ütleb Fedorov. Üks viis selleks on anda oma parimatele ja andekamatele kõik, mida nad vajavad edu saavutamiseks. See on veel üks aspekt Ukraina maismaarobotite revolutsioonist, mida Fedorov püüab parandada ja kohe räägime, kuidas. Aga enne kui me seda teeme, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Nii et oleme käsitlenud lepingute rahalist poolt, mida Ukraina sõlmib oma maismaarobotite tootjatega. Kuid Kaitseministeerium teeb veel palju rohkemat, et tagada tootjate suutlikkus pakkuda Ukrainale vajalikke lahendusi. Fjodorovi sõnul sattus Ukraina varem oma maismaarobotite tootjatega iseenda tekitatud probleemide otsa.
Ukraina võttis vastu maksuseaduse, mille kohaselt pidid mõned neist tootjatest oma toodetele käibemaksu lisama. See tekitas viivitusi. Fjodorovi sõnul töötab Ukraina aktiivselt selle nimel, et lahendada lepinguprobleemid, mille maksusüsteemi muudatus tekitas. See peaks võimaldama Ukraina tootjatel, kellel on juba lepingud olemas, oma tööga edasi minna, ilma et nad peaksid liiga palju muretsema tagantjärele tekkivate kulude pärast. Kiirendamine on samuti Fjodorovi jaoks oluline ning taas on astutud samme selleks, et muuta protsess ideest arenduseni ja lahinguväljale jõudmiseni võimalikult kiireks. Ukraina kaitseministri sõnul on maismaarobotite rahastamine sünkroniseeritud, mis võimaldab Ukrainal oluliselt kiiremini kui varem võtta kohustusi ostumahtude märkimisväärseks suurendamiseks. Lisaks kiirendab Kaitseministeerium aktiivselt lepingute sõlmimist, et tootjad saaksid kiiremini tööle asuda ega peaks tegelema liigse bürokraatiaga. Nagu Fjodorov ütles, see riik, kes liigub kiiremini, on see, kes Ukraina sõjas peale jääb. Muidugi ei tähenda see kõik eriti midagi, kui sõdurid, kelle ülesandeks saab olema Ukraina poolt arendatavate uute maismaarobotite kasutamine, ei suuda neid juhtida. Ka selle eest on Fjodorov hoolitsenud. Ta kasutas Telegrami postitust, et teatada UGV pädevuskeskuse loomisest Kaitseministeeriumi juures. See keskus hakkab Fjodorovi sõnul töötama koos Ukraina kindralstaabi ja sõjaväega, et kiirendada NRC-de ehk maismaarobotite kasutuselevõttu rindel ning sellest saab tootjate jaoks ühtne keskus. Teisisõnu, Ukraina koondab oma maismaarobotite väljaõppe ja testimise, et muuta need võimalikult süsteemseks ja kiireks. Kõik sõltub nii arenduse kui ka rakendamise kontrollitud kiirusest. Ukraina on muutumas mõlemas meistriks. Kõik see tähendab, et Ukraina toob lahinguväljale selle ühe asja, mida Venemaa lootis seal kunagi mitte näha. Maapealsed robotid on kohal ja neid on 2026 aasta lõpuks rohkem kui kunagi varem. Tervelt 25. 1000 neist robotist koosnev armee koondub ebainimlikuks jõuks, mille eesmärk on Venemaa hävitamine. Aga viis, kuidas see seda teeb, ei pruugi olla selline, nagu sa ootad. Maapealsed robotid võivad küll võidelda ja varsti toome teile ka näite, kuid nende peamine eesmärk lahinguväljal on anda Ukrainale midagi, mida tal on vaja olnud alates sellest, kui Putin oma sissetungi alustas. Eluliin inimjõupuuduse leevendamiseks. Lähme korraks tagasi Pokrovski. Varem ütlesime teile, et Ukraina maapealsed robotid haldavad selles keskuses juba 90% logistikat, mis tähendab, et risk Ukraina jalaväelastele on vähenenud. See on tõepoolest nii. Vähe tähelepanu saanud aspekt maapealsete robotite kasutamisel Pokrovskis ja teistes aktiivsetes lahingupiirkondades on see, et need annavad Ukrainale võimalusi, mida tal muidu ei oleks. Palju on räägitud Ukraina ulatuslikest tapatsoonidest, mis ulatuvad mõnes sektoris nüüd umbes 90 miili kaugusele rindejoonest. Kuid ka Venemaal on omad tapatsoonid ning ta on neid korduvalt kasutanud, et lõigata Ukraina sõdurid ära nende tagala toest. Pokrovsk oli üks selline olukord. Nagu BBC märgib, lõikasid Venemaa katsetused Pokrovski ümber piirata terved sõdurite üksused ära nende varustusliinidest. Kui Ukrainal poleks olnud Pokrovski piirkonnas maismaaroboteid, poleks need sõdurid kaua vastu pidanud. Nende varud oleksid otsa saanud ja nende kitsas taganemisvõimalus oleks täielikult sulgunud. Maismaarobotid liiguvad läbi tapatsoonide, mille Venemaa on loonud, viisil, millega sõdurid ja traditsioonilisemad sõidukid lihtsalt hakkama ei saa. Mõned neist robotitest on piisavalt väikesed, et mahtuda jalgrattateele isegi siis, kui nad kannavad varustust, mis võimaldab neil kasutada marsruute, mis suurte sõidukitega poleks võimalikud. Ja kuna nende värvus sobitub ümbritsevaga ning neil on võime ohu korral varjuda ja jääda paigale, on maismaarobotid varustuse rindele toimetamisel ka tunduvalt usaldusväärsemad. See on tõepoolest Ukraina jalaväe robotiseerimine. Aga see robotiseerimine avab ka uusi võimalusi, mida varem enne maismaarobotite laialdast kasutuselevõttu lahinguväljal lihtsalt ei olnud. Samas ei saa me eirata seda tohutut mõju, mida rohkemate maismaarobotite ehitamine Ukraina jalaväele avaldab. Pole mingi saladus, et Ukrainal on Venemaaga võrreldes tõsine elavjõu puudujääk. Isegi kui Ukraina ei seisaks silmitsi raskustega sõdurite värbamisel ja ajateenijate leidmisel oma kaitseks, oleks neil ikkagi tegemist riigiga, mille elanikkond on umbes 4 korda suurem kui Ukrainal. Ukraina maismaarobotid aitavad riigil seda elavjõu vahet mitmel moel vähendada. Nagu El Pais märgib, teevad maismaarobotid palju enamat kui ainult logistika korraldamine. Paljusid kasutatakse ravimite toimetamiseks rindele ja sõdurite evakueerimiseks tagalasse. Need robotid päästavad aktiivselt elusid, mis muidu oleksid võinud kaotsi minna. Päästetud sõdur on sageli see, kes saab lahingusse naasta. Ja isegi kui nad ei naase, hoiab Ukraina ikkagi oma kaotuste määra madalal ja näitab, et ta ei kohtlema sõdureid samamoodi nagu Putin. On olnud lugusid sellest, kuidas Venemaa on keeldunud oma sõdurite evakueerimiseks varustust ohtu seadma alates 2022 aasta maist, nagu Newsweek sellest nähtusest teatas.
Putinis käsilaste jaoks rindel praegu peab olema tõeline moraalilöök, vaadata, kuidas Ukraina kasutab evakuatsioonideks maismaaroboteid. Putin ei luba isegi Venemaal oma haavatuid evakueerida, samal ajal kui Ukraina arendab täiesti uut tehnoloogiat oma sõdurite päästmiseks. Siiski on tööjõupuudus Ukrainale probleemiks. Carnegie fondi 17. märtsil avaldatud artikli kohaselt on Ukrainal kogu rindejoonel tõsine elavjõupuudus. Neid probleeme süvendab vabatahtlike värbamise vähenemine ja arusaadav sõjaväsimus rindesõdurite seas, kes on teeninud kuid või isegi aastaid. The Independent märgib, et Ukrainal on sundmobilisatsiooni probleem, kuna 2 miljonit selle kodanikku hoiab aktiivselt mobilisatsioonist kõrvale, et nad ei peaks oma eluga riskima Venemaa vastu võideldes. Ukraina seisab silmitsi ka probleemidega, kus sõdurid puuduvad omavoliliselt teenistusest. The Independent teatab, et alates 2022 aastast on Ukraina kohtutes algatatud umbes 290 000 juhtumit teenistusest puuduvate sõdurite vastu. Carnegie fondi artiklis öeldi, et üks võimalus, kuidas Ukraina saaks oma tööjõuprobleeme leevendada, oleks käsitleda personali kui üht osa palju laiemast sõjalisest süsteemist, mitte kui eraldiseisvaid ressursse. Inimeste muutmine lahingujõuks on võtmetähtsusega ja just siin tulevad mängu Ukraina maismaarobotid. Need robotid suudavad kanda rohkem kui ükski üksiksõdur. Need külvavad vaenlasesse hirmu ning neid juhivad sõdurid, kes asuvad eesliinist kaugel. Juhtimine, väljaõpe, organiseeritus ja doktriin peavad kõik kokku sulanduma, et luua tõhus üksus ning see kombinatsioon koos õige varustusega võimaldab Ukrainal vähesest maksimumi võtta. 10 sõdurist koosnev üksus on Venemaa vastu haavatav, kuid kui sellel üksusel on maapealsed robotid ja droonid, muutub see ohtlikuks. Ukraina mõistis seda juba varem ning nüüd on tal tehnoloogia, et ehitada maapealseid roboteid, mis võtavad aktiivselt üle nende sõdurite kohad, kes muidu oleksid olnud rindel. Tulemuseks on see, et kaotused on juba vähenenud kuni 30% võrra ning see protsent kasvab veelgi, sest Ukraina ehitab 2026 aastal 2 korda rohkem maapealseid roboteid kui eelmisel aastal. Ukraina tööjõuprobleeme lahendatakse, samal ajal kui Venemaa seisab silmitsi isikkoosseisu üha suurema kahanemisega. Vladimir Putin kohtleb oma sõdureid sisuliselt ressurssidena. Venemaa liider ega tema sõjavägi ei püüa luua midagi niisuguse tervikliku lahingukäsitluse sarnast, millele Ukraina maapealsed robotid kaasa aitavad. Seetõttu kasvab Venemaa kaotuste määr, samal ajal kui Ukraina oma langeb. LBC teatel kaotab Venemaa nüüd mõnes Ukraina piirkonnas iga vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 sõdurit. Sama väljaanne lisab, et Venemaa kaotused ületavad värvatute arvu, mis on olnud nii kogu 2026 aasta jooksul. Need on sellised muudatused, mida Ukraina peab ellu viima, et võita sõda Venemaa vastu. Fjodorov mõistab seda fakti, mistõttu oli üks tema esimesi samme pärast Ukraina kaitseministriks saamist 14. jaanuaril keskenduda maismaarobotitele. 25 000 uut maismaarobotit. 2026 aastal on vaid üks osa Ukraina kaitseministri ulatuslikest muudatustest selles, kuidas tema riigi sõjaväge juhitakse. Ja kuigi neid roboteid kasutatakse endiselt peamiselt logistika ja evakuatsiooni jaoks, tähendab pidev investeering tehnoloogiasse, et Ukraina leiab viise nende robotite kasutamiseks viisil, mida keegi poleks osanud oodata. Kujutage ette 2 meest, kes istuvad kusagil mugavas kontoris, rüüpavad energiajooke, sirvivad ülesannete nimekirju ja astuvad aeg-ajalt õue suitsupausile. See võib kõlada nii, nagu nad oleksid programmeerijad, kes teevad hilist vahetust kusagil maailmas. Kuid see on Ukraina ja need on nende droonipiloodid. Ja nad tapavad Vene sõdureid arvutiekraani teisel poolel, olles ise miilide kaugusel mugava töölaua taga. Ukraina on mängureegleid täielikult muutnud ja seda mitmel moel. Nad on muutnud sõja millekski, mis näeb välja nagu videomäng. Ja parim osa on see, et tänu sellele on Ukraina võitmas. See pilt üksi peaks sulle midagi olulist ütlema selle kohta, kui palju see sõda on muutunud. Kui Venemaa alustas sissetungi 2022 aastal, nägid esimesed strateegiad tuttavad välja. Tankikolonnid liikusid edasi massiivse suurtükitule ja ülekaaluka arvulise jõu toel. Lõppude lõpuks oli Venemaal Ukraina piiride lähedal koondatud umbes 190 000 sõdurit, samas kui nende aktiivne vägi ulatus peaaegu 900 000. Ukrainal oli umbes 160 000 tegevteenistuses sõdurit, et rindejoont hoida. Seega ei saa Venemaad süüdistada selles, et nad ootasid kiiret, otsustavat ja tavarelvastuses ülekaalukat võitu. Kuid selle oodatud välksõja teel juhtus midagi ootamatut. Droonid. 3 aastat hiljem on sõda muutunud kurnavaks tehnoloogiast küllastunud droonide lahinguks, kus parim operaator suudab ühe vahetusega teha rohkem kahju kui terve soomuskolonn nädalaga. Ärge eksige, Venemaal on endiselt arvuline ülekaal. Neil on endiselt suurtükivägi.
Nende aktiivsed väed on tegelikult kasvanud kuskile 1,2 kuni 1,5 miljoni inimeseni alates sissetungi algusest, neist umbes 600 000 on saadetud Ukrainasse. Samal ajal on Ukraina agressiivsete mobilisatsiooniseaduste abil kokku saanud umbes 880 000 sõdurit, mis võimaldavad värvata kõiki 25-60-aastaseid. Arvud on endiselt Venemaa kasuks, vähemalt paberil. Selle muutuse keskmes on 2 tehnoloogiat. Juba mainitud droonid ja satelliit-internetiteenus Starlink. Viimane aitab otseselt esimesel droonide kasutamise puudusi peaaegu täielikult kõrvaldada. Näete, traditsioonilised droonimeeskonnad pidid jääma oma sihtmärkidest umbes 15-20 miili raadiusesse. Selle läheduse säilitamiseks seadsid nad end sisse improviseeritud punkrites rindele lähedal ja kasutasid maskeeringut, et vältida Vene suurtükiväe ja droonirünnakuid. See oli ohtlik ja kaitseta töö, mida tegi veelgi ohtlikumaks asjaolu, et nad pidid lisaks läbi viima ründeoperatsioone, luuret, vaatlust ning pakkuma lahinguväljal tuge teistele droonidele. Ja kui Venemaa täiustas omaenda droonivõimekust, näiteks kasutades fiiberoptilisi FPV droone, mis suudavad signaali summutajatest mööda minna, muutus nende eesliini positsioonide hõivamine üha surmavamaks. Aga Nemesise üksus, varem tuntud kui 412. eraldiseisev mehitamata süsteemide rügement, oli üks esimesi, kes esitas lihtsa, kuid revolutsioonilise küsimuse. Mis oleks, kui piloodid ei peaks üldse eesliini lähedal olema? See vastus viib tagasi Starlinkini. Integreerides satelliitterminali otse drooni sisse, kinnitades füüsiliselt antenni drooni ülaossa, said droonid ühenduda internetiga ja neid sai juhtida sõna otseses mõttes ükskõik kust maalt, kus on stabiilne ühendus. Nagu üks tegelikest Nemesis drooni arendajatest ütles, kui tuli suur idee panna peale Starlink, kadus raadiohorisondi probleem ära. Operaatori ja drooni vaheline kaugus kaotas üldiselt igasuguse tähenduse. Tõstes tõhusat tegevusulatust, muutis Starlinkiga integreerimine kogu Ukraina operatsioonimudelit ja riskitasuvuse arvutust. Maapealne meeskond peab siiski olema suhteliselt rinde lähedal, piisavalt lähedal, et drooni käivitada ja hooldada või laskemoona laadida. Aga piloodid ise võivad olla teisel pool riiki. Sul võib olla operaator, kes istub Kiievis soojas kontoris laua taga, smuutiga ja heidab ühe missiooni jooksul 3-4 mürsku. Siis saab kutsuda välja tegeliku sõduri, kellel on korralik väljaõpe, et ta lihtsalt relvastaks seadme uuesti ja tagaks, et kaitsepositsioon on endiselt kaitstud ja nähtamatu. Ja selle ulatuse väite dokumenteerisid otse Kiievi Independendi reporterid, kes veetsid terve öövahetuse 2 Nemesise operaatoriga turvalises kontoris kusagil Ukrainas, jälgides, kuidas nad viisid läbi lahingumissioone 2 tellimonitori taga. Oleg oli enne sõda videograaf. Anton oli insener betoonitehases. Mõlemad astusid vabatahtlikena teenistusse 2022 aasta alguses ja lõpuks hakkasid nad juhtima missioone sügaval Vene kontrolli all olevas piirkonnas. Kõik see toimus kontoritoolil suure puhvertsooni taga, kus ei vilistanud pea kohal ühtegi suurtüki mürsku. Enne kui räägime sellest, mida Nemesis on saavutanud, tasub võtta hetk, et mõista, kuidas need masinad praegu tegelikult töötavad. Sest on suur vahe sellel, kui droon viskab tankile pommi ja sellel tehnoloogilisel ahelal, mis selle tegelikult võimalikuks teeb. Nemesis Drone ja selle uuemad sugulased nagu Vampire ja Kayan on suuremõõtmelised 4- või 6-rootorilised kopterid, millel on 4-8 rootorit, mis töötavad üheskoos, et tõsta märkimisväärset koormat. Nemesis ise on oma 4 mootori vahel kaugelt üle 1 meetri lai. Võrreldes sõja alguses kasutatud ümber ehitatud kommertsvideodroonidega, mida kasutati vaenlase vastu kamikaatserünnakuteks, on Nemesis tõeline spetsiaalselt ehitatud ründevahend, millel on sellele vastavad tehnilised näitajad. Õhusõiduk kannab umbes 11 kilogrammi lõhkeainet välisel ripsüsteemil, mis on kinnitatud raami alla. Vabastusmehhanism on elegantselt lihtne, valmistatud rihmast ja lukustusrõngast, mis hoiab iga laengut paigal. Kui operaator vabastuse käivitab, avaneb lukk, rõngas kukub lahti ja laeng langeb alla. Lahingumuuna saab jagada 2 suuremaks lõhkekeaks kindlustatud sihtmärkide jaoks või kuni 8 väiksemaks laenguks kergete sõidukite ja elavjõu vastu. Mõned konfiguratsioonid kannavad ka tankitõrjemiine, võimaldades droonil kaugjuhtimise teel külvata teele või sõidukite rajale lõhkekehi ja seejärel baasi naasta. Kui olukord muutub kriitiliseks, on need tankitõrjemiinid endiselt suurepärased õhust visatavad lõhkekehad, kuna need suudavad hävitada vanemaid tanke, mida oleme viimasel ajal Venemaa poolt üha enam kasutamas näinud. Droon üllatab ka oma kiirusega, saavutades tippkiiruseks 40-50 miili tunnis, sõltuvalt lasti kaalust.
Nagu võib arvata, tähendab raskem koorem väiksemat kiirust, lühemat lennuulatust ja kehvemat manööverdusvõimet, mis tähendab, et operatsioonide juhtimisel tuleb leida tasakaal surmavuse ja kiiruse vahel. Droonide navigeerimine toimub GPS-i ja satelliitside süsteemide koostöös, kus eelmainitud Starlinki integratsioon moodustab sidepõhitaristu. Nad kasutavad suure läbilaskevõimega CO-FTM raadiolinki, mis on ühendatud kas mobiilse Starlinki maajaama või teise drooniga, nii-öelda emadrooniga, mis lendab läheduses kõrgel kõrgusel. Kuid kõige olulisem tööriist operaatori varustuses on termokaamera. Enamik missioone toimub öösel, just seetõttu, et termopildistamine on pimedas tõhusam. Soojusjäljed paistavad külma tausta vastu paremini silma. Operaator jälgib põhimõtteliselt lahinguvälja mustvalge termopildi kaudu, kus soe mootor või inimene paistab eredalt valge kujuna ja külm väli hallina. Seejärel nõuab soomuki, juhtimispunkti või varjus peituvate sõdurite rühma tuvastamine väljaõppinud silma, mis suudab nähtut tõlgendada ja kiiresti tegutseda. Seetõttu on operaatorite väljaõpe nii intensiivne. Ukraina kaitseministeerium on olnud väga selgesõnaline selle kohta, mida on vaja ühe sellise platvormi juhtimiseks. Väljaõppurid teevad intensiivseid harjutusi termokaamerate ja öövaatlusseadmetega, õppides tuvastama maskeeritud sihtmärke ja varjatud positsioone realistlikes lahingutingimustes. Ja maapealne meeskond peab juba esimesest päevast alates läbima lõhkeainete käsitlemise väljaõppe, sest nad kinnitavad pidevalt lahingumoona väikestele lahingumoonaga relvastatud õhusõidukitele, mida tuleb ohutult käsitseda kuni hetkeni, mil need õhku tõusevad. Kuigi sõdurid sobivad loomulikult maapealse meeskonna hulka, on Ukraina suutnud operaatorite poolel leida üllatava talendibaasi. Mängurid. Käe-silma koordinatsioon on kiirete liigutuste jaoks vajalik ning keegi, kellel on kogemusi esimese isiku tulistamismängude mängimisel, võib palju kergemini saada loomulikuks droonioperaatoriks. Pole ka üllatav, et drooni juhtimiseks vajalik haptika tõi kaasa selle, et nii Ukraina kui ka Venemaa kasutavad droonide juhtimiseks mängukonsoolide pilte. Kui missioon läheb hästi, näeb see välja umbes nii. Droon tõuseb kõrgusele, termokaamera pilt aktiveerub. Navigator tuvastab sihtmärgi koordinaadid luureandmete põhjal. Operaator juhib drooni sihtmärgi kohale ja arvutab visatava laskemoona trajektoori, arvestades kõrgust, kiirust ja tuult. Seejärel seisneb tegelik rünnak selles, et vabastatakse üks lõhkekehadest täpselt õigel hetkel. Lõhkekeha kukub alla, droon lendab minema ning see droon või isegi mõni teine droon kinnitab tabamuse videopildis enne, kui hakkab end järgmiseks missiooniks uuesti valmis seadma. Kogu protsess stardist kuni kinnitatud tabamuseni võib toimuda vähem kui tunniga. Ja kui piloodid juhivad kogu öö turvalisest kontorist, mis asub sadade miilide kaugusel, võib see juhtuda mitu korda vahetuse jooksul. Mitme maapealse meeskonna vahetuse jooksul, ilma et ükski operaator peaks astuma sammugi rindele lähedale. See on selle sõja uus rütm. Mitte kaevikurünnakud, mitte tankikolonnid, vaid öövahetuse missioonide järjekord, mis jõuab ekraanile ja mille täidab juhtkangi operaator, ilma et teda ähvardaks vaenlase suurtükitule oht. Selle võimekuse tagajärjed ulatuvad palju kaugemale kui üks muljetavaldav missioon. Mõtle, mida see tähendab Venemaa peamise strateegilise eelise jaoks. Viimase 3 aasta jooksul on üks Moskva tõhusamaid tööriistu olnud nende valmisolek inimelusid ohverdada. Venemaa on korraldanud niinimetatud lihalaine rünnakuid, kus massilised jalaväe pealetungid on mõeldud Ukraina kaitsepositsioonide ülekoormamiseks lihtsalt arvulise ülekaaluga, leppides tohutute kaotustega, et samm-sammult edasi liikuda. See strateegia toimib sünge tõsiasjana, sest Venemaal on piisavalt elanikkonda, et seda jätkata. Ukrainal seda pole. Kui soovid rohkem teada saada Venemaa taktikast ja miks need täpselt läbi kukuvad, siis kindlasti telli sõjasaade The Military Show. Meil on sellel teemal 10 videoid, kõik karmide statistiliste andmete ja peamiste põhjustega, miks Venemaa majandus ja karm poliitika on süüdi. Aga tulles tagasi Ukraina juurde, siis kui nad suudavad välja panna terveid kaugjuhitavate droonide laevastikke, võtavad nad Venemaalt täielikult ühe peamise sundvahendi. Sa ei saa drooniüksust suurtükiväega verest tühjaks lasta. Sa ei saa ähvardada piloote, kes ei ole suurtükiväe ulatuses. Inimkaotuste loogika muutub põhjalikult. 412. Nemesise rügement on seda juba suures mahus demonstreerinud. Üksus loodi ametlikult 2023 aasta detsembris ja sellele anti konkreetne ülesanne. Hävita Vene õhutõrjesüsteemid, häiri logistilisi marsruute ja kõrvalda suurtükivägi. See oli sisuliselt sügavate, kõrge väärtusega sihtmärkide kõrvaldamine, mis nõudis Vene rindejoone taha jõudmist ja nende tabamist, mida Venemaa pidas turvaliseks.
2025 aasta alguseks oli üksus sooritanud üle 10 000 lahingulennu. Need missioonid tõid kaasa üle 1000 kinnitatud sihtmärgi hävitamise ja enam kui 5500 muu kahjustamise. Üle 2000 miini paigutati kaugjuhtimisega ainult droonide abil. Ainuüksi 2025 aasta jaanuaris väitis rügement, et hävitas üle 100 ühiku varustust. Laiemalt on üksus teatanud üle 1000 kinnitatud sihtmärgi hävitamisest esimese 10 000 lennu jooksul, mis toob esile selle operatsioonide ulatuse ja järjepidevuse ajas. Suurtükivägi on olnud rügemendi peamine fookus ja numbrid peegeldavad seda. Alates 2024 aasta algusest on 412 Nemesis rügement tabanud 2500 Vene haubitsat ja suurtükki. See on halastamatu ja süstemaatiline kampaania Venemaa peamise kaudtulevõime vastu ning just selle relvasüsteemi vastu, mis on 3 aastat Ukraina kaitsepositsioone kulutanud. Kuid kõige rohkem tähelepanu pälvisid löögid Vene õhutõrjesüsteemide pihta. Need on süsteemid, mida Venemaa kasutab oma vägede kaitsmiseks Ukraina lennukite ja rakettide eest. Ainult 2025 aasta augustis hävitas Nemesis 2 Tor õhutõrjeraketisüsteemi, 1 Puki raketilaskeseadme ja selle radari. Selle 1 kuu operatsioonide hinnangulised Vene kaotused $80–90 miljonit. Ja Polk leidis pidevalt uusi viise, kuidas Vene oht täielikult kõrvaldada. 2025 aasta alguses hävitas Nemesis 60 Vene Shahedi ja Gerbera ründedrooni, kasutades selleks enda eksperimentaalseid $1000 tõrjedroone. See on põhimõtteliselt droonid jahivad droone, kusjuures protsessis pole inimelud ohus. Võrdluseks, üks Shahed maksab umbes $150,000. Selle vahetuse majanduslik pool on peaaegu absurdne. Vähem kui 2 aastaga kasvas üksus pataljonist täisbrigaadiks. See moodustab umbes 20% kõigist kinnitatud löökidest Vene õhutõrjesüsteemide pihta okupeeritud aladel ning on hävitanud vaenlase varustust ligikaudu $3 miljardi väärtuses. Ja siis on veel üks aspekt, kus see seostub millegagi, mida Ukraina on vaikselt paralleelselt arendanud. Süsteem, mis paneb kogu droonide ökosüsteemi toimima nagu võistlusmäng. Ukraina digitaalse transformatsiooni ministeerium käivitas niinimetatud droonide armee boonuste programmi, mis on punktidel põhinev motiveerimissüsteem, mis määrab kinnitatud hävitamistele konkreetsed väärtused. Võid saada 6 punkti vaenlase sõduri eest, 20 punkti tanki kahjustamise eest, 40 punkti selle hävitamise eest ja kuni 50 punkti mobiilse raketisüsteemi hävitamise eest, sõltuvalt kaliibrist. Neid numbreid kohandatakse pidevalt vastavalt sellele, mida Ukraina juhtkond peab parasjagu 600 miili pikkusel rindejoonel kõige pakilisemaks ohuks. Motivatsioon seisneb selles, et neid punkte saab kasutada uue varustuse või laskemoona täienduste tellimiseks või isegi uute droonioperaatorite väljaõppe toetamiseks. Punkte kogudes saab iga drooniüksus reaalajas ülevaate sellest, millised sihtmärgid on väljal kõige levinumad ja kuidas nende praegused taktikad sobituvad sellega, mida Venemaa nende takistamiseks kasutab. Ja tulemused võivad olla muljetavaldavad, nagu Mihhailo Fedorov, Ukraina digitaalse transformatsiooni minister, otse selgitas. Me suurendasime jalaväe elimineerimise punktide arvu 2-6 ja see 2-kordistas 1 kuuga hävitatud vaenlaste arvu. Lihtsalt arvutustabelis ühte numbrit muutes suutis Ukraina 2-kordistada vaenlase jalaväe hävitamise määra. Ei mingit uut varustust, ei uusi taktikaid, ei uusi käske, lihtsalt stiimuli muutmine. Punkte kasutatakse otse digitaalses turuplatsisüsteemis, mille Ukraina lõi ja mida nimetatakse Brave One'iks. Ametnike sõnul on see sisuliselt sõjaväe jaoks loodud Amazon. Tipptasemel üksus nagu Madjari linnud on väidetavalt kogunud üle 16 000 punkti. Sellest piisab 100 FPV-droonide ja 10 raskemate pommitajate ostmiseks, kusjuures kõik valivad operaatorid ise vastavalt sellele, mis nende konkreetses sektoris töötab. See, mis muudab selle Starlinki toel toimiva kaugvõitluse mudeli jaoks oluliseks, ei ole ainult punktid ise, vaid ka see, mida süsteem paljastab ja premeerib. Sest iga kinnitatud sihtmärgi hävitamine nõuab punktide saamiseks videodokumentatsiooni. Ukraina loob samal ajal kõige põhjalikumat droonivõitluse andmebaasi, mis eales kokku pandud. Ja see dokumenteerimisprotsess toob loomulikult esile kogu sõjaväe parimad operaatorid. Oskused muutuvad mõõdetavaks, talent nähtavaks. Ja afekad piloodid, need, kes suudavad lennutada termokaameraga varustatud pommitajat okupeeritud territooriumi kohal kell 2 öösel ning tabada keldriuksi järjepidevalt juba esimesel või teisel katsel, saab tuvastada, arendada ja varustada parema tehnikaga. Kui see ühendada kaugjuhtimismudeliga, tekib midagi võimsat. Kõrgeima skooriga operaatorid ei pea olema rindele lähedal.
Nad saavad töötada turvalisest asukohast, roteeruda eri sektorites paiknevate maapealsete meeskondade vahel, võtta üle uue drooni kui teine õhusõiduk laeb ja täita missiooni järel ilma kunagi tapatsooni sisenemata. Punktisüsteem leiab parimad piloodid. Starlinki integreerimine hoiab neid elus, et nad saaksid jätkuvalt punkte koguda. Aga mitte miski sellest ei tööta ilma inimesteta maapinnal. Maapealsed meeskonnad on need, kes valmistavad droonid ette, käsitsevad laskemoona ja haldavad stardipaiku. Nende kokkupuude ohuga on kaugjuhtimismudeli tõttu oluliselt vähenenud, kuid nad on endiselt kohal ning nende tõhusus loob need operatiivsed võimalused, mis muudavad kõik muu võimalikuks. Oskuslik kaugpiloot on vaid nii hea kui eesliini meeskond, kes hooldab lennumasinat ja hoiab seda maa-ala. Esirindesõdurid ei muutu droonide tõttu üleliigseks. Nad on need tugipunktid, mille ümber kaugoperatsioonid tiirlevad. Kui maaväed hoiavad tugevaid kaitsepositsioone, loovad nad stabiilsed eesliini stardipunktid, kuhu kaugpiloodid saavad vahetuste kaupa kasutada. Kui need sõlmpunktid liiguvad edasi või kui maaväed hoiavad territooriumi, mida muidu vaidlustataks, laieneb kaugjuhitavate droonioperatsioonide ulatus vastavalt sellele. See on tagasisideahel tavapärase sõduritöö ja kaugjuhitava ründevõime vahel. Mõlemad võimendavad teineteist. Ükski sellest, mida Ukraina on loonud, ei ole kontseptsioonina täiesti uudne. Mõte hoida tapmisega tegelevaid inimesi ohutult eemal sellest, mida tapetakse, on sama vana kui kaugvõitlus ise. Pommitajad on rünnanud sihtmärke kõrgustest alates esimesest maailmasõjast. Suurtükivägi on seda teinud juba enne seda. Meil on olnud tiibraketid, pikamaa juhitavad täppisrelvad ja lennukikandjatelt lähtuvad ründelennukid. Põhimõte on sama. Viia laskemoon sihtmärgile ilma, et oma inimesed oleksid otsese vastulöögi ohus. Tõeliselt uus on siin ulatus, hind ja arenduse kiirus. Tiibrakett maksab üle $1 miljoni. Nemesis tüüpi droon maksab sellest vaid murdosa ja suudab lennata üle 20 missiooni, enne kui vajab põhjalikumat hooldust. F-35 väljalend nõuab infrastruktuuri, väljaõppinud piloote, tarneahelaid ja aastaid hanget. Starlinkiga varustatud raske pommitaja saab kokku panna kohalik Ukraina idufirma. Seda saab uuendada püsivarauuendusega ning muuta operatiivseks juba nädalate jooksul pärast uue disainikontseptsiooni testimist. Ukraina viib läbi esimest reaalset suuremahulist demonstratsiooni sellest, mis juhtub, kui kaugvõitlus viiakse rühma tasemele. Ja nad teevad seda kommertsriistvaraga, improviseeritud integreerimisega ning mängustatud motivatsioonisüsteemiga, mis põhineb rakendusel. Kõik maailma tõsised sõjaväed uurivad neid tulemusi. Sest kui riik, mis toodab 200 000 drooni kuus töökodades, mida enne 2022 aastat peaaegu ei eksisteerinudki, suudab 3-kordistada oma tõhusat rünnakusügavust ja keelata Vene soomustehnikale ohutud koondumisalad 90 miili raadiuses rindest ja tuvastada ning premeerida oma parimaid operaatoreid digitaalse turu kaudu. Kujutage ette, mida suudaks täielikult varustatud NATO vägi saavutada. Kujutage ette terveid meeskondi, kes asuvad sadade miilide kaugusel rindest ja kellel on juurdepääs pidevatele jälgimiskoridoridele, mida pakuvad satelliidipildid ning FPV ja kaugmaa droonide kombinatsioon, mida hoitakse töös ööpäevaringselt. Nad võiksid täita otsi- ja hävitamissioone samamoodi, nagu dispetšer suunab sõidujagamisi. Aga praegu elab Ukraina selle tuleviku visandit. Paar meest istub kusagil maal kenasti sisustatud kontoris, 2 Dell-monitori ees, laseb Vene sõdureid ja püüab kõrget tulemust. Mäng on muutunud. Ukraina sai sellest varakult aru. Ja kui ülejäänud maailm sellele tähelepanu pöörab, siis sõdade pidamise viis ei lähe enam kunagi tagasi endise juurde. 1 samm, 2 sammu, 3 sammu, pauk. Just seda on Ukraina Venemaale 2026 aastaks plaaninud, sest nad on just avalikustanud geniaalse 3 osast koosneva lähenemise, mis on mõeldud Venemaa sõja koheseks lõpetamiseks. See on geniaalne. Ukraina uuenduslikud strateegid on selle plaani välja töötanud, et tabada Venemaad kõige valusamalt, nii Ukrainas kui ka Venemaa sees. Ja see võtab ära ka mõned peamised eelised, mis Venemaal on olnud sõja algusest peale. Kindlasti jääge video lõpuni, sest seal avaldame, kuidas Ukraina kavatseb oma plaani ellu viia, et Venemaad halvata. Aga kõigepealt keskendume 3 sammust esimesele, Ukraina õhuruumi igaveseks Venemaa eest sulgemisele. Just seda nimetab Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov 3-etapilise plaani esimeseks etapiks, mille eesmärk on Venemaa sõda Ukraina vastu täielikult lõpetada. Telegrami postituses selgitas Fjodorov selle strateegia tagamaid öeldes: tsiviilisikute ja taristu kaitsmine on meie peamine prioriteet. Meie eesmärk on tuvastada 100% õhuohtudest reaalajas ja tõrjuda vähemalt 95% rakettidest ja droonidest.
On üsna selge, miks Ukraina alustab oma Venemaad halvavat plaani õhutõrje tugevdamisega. Venemaa droonid, raketid ja juhitavad pommid on võib-olla kõige olulisemad tööriistad, mis Putinil on, mitte ainult Ukraina sõjaväe nõrgestamiseks, vaid ka selle rahva hirmutamiseks. Ainult jaanuaris tulistas Venemaa Ukraina pihta 91 ballistilist raketti, mis on kõrgeim kuine arv pärast Putini sissetungi. Need 91 ballistilist raketti olid osa õhurünnakutest, mille käigus tulistas Venemaa Ukraina pihta kokku 158 raketti, umbes 5500 juhitavat õhupommi ja üle 6000 ründedrooni. On üsna selge, et Putini plaan on üle koormata Ukraina õhutõrje ja Venemaa on selles olnud edukam, kui keegi Ukrainas sooviks. Kogu talve jooksul on Venemaa korraldanud Ukraina energiasüsteemi vastu ägeda rünnakukampaania, mis jättis jaanuari lõpus ühel hetkel üle 1,2 miljoni ukrainlase elektrita. Venemaa õhurünnakud sihivad rohkem tsiviilisikuid kui sõjaväge. Seda näeme ka Ukraina tsiviilohvrite suurest arvust. Ühinenud rahvaste organisatsiooni inimõiguste ülemvoliniku kogutud andmete kohaselt on Venemaa põhjustanud Ukrainas kuni 2026. aasta 31. jaanuarini 56 550 tsiviilohvrit. See jaguneb järgmiselt. 15 172 tsiviilisikut on tapetud ja 41 378 on saanud vigastada. Ja need on ainult need ohvrid, mida ÜRO on suutnud kinnitada. On ebatäpne öelda, et õhurünnakud on nende ohvrite ainus põhjus, kuid need on võib-olla suurim tegur, kuna Venemaa raketid, droonid ja pommid sajavad Ukraina linnadele peaaegu igal nädalal. Fjodorov selgitab, et Ukrainal on juba olemas plaan, kuidas minimeerida Venemaa õhurünnakute mõju ning selle plaani lõpuleviimine tähistab ka Ukraina 3-etapilise strateegia esimese etapi lõppu. Mitmetasandilise väikese õhutõrjesüsteemi loomine ja tõrjerakettide arvu suurendamine on juba käivitatud. Olulised organisatsioonilised muudatused on alanud, märgib Fjodorov, lisades, et kui taevas on suletud, toimib riik. Tõrjerakettide mainimine on oluline. Üks Venemaa ründetüüpi droonide peamisi rolle, lisaks sellele, et nad võivad sihtmärke tabades kahju tekitada, on Ukraina õhutõrjeressursside ammendamine. Shahedi tüüpi drooni valmistamine maksab Venemaale vaid umbes $35 000 ja see pole kindlasti selline sihtmärk, mille peale Ukraina tahaks raisata õhutõrjeraketti, mis võib-olla maksis 5 või 10 korda rohkem. Ukrainal oleks palju parem leida õhutõrjelahendus, mis võimaldaks Shahedi tüüpi droone alla tulistada relvaga, mille valmistamine maksab vähem, mis omakorda tähendab, et Venemaa raiskab iga oma drooniparvega rohkem raha, kui ta suudab Ukrainalt välja pigistada. Siin tuleb mängu tõrjedroon. United24 meedia teatas 24. veebruaril, et Ukraina on märkimisväärselt tõstnud oma tõrjedroonide efektiivsust, mis nüüd hävitavad 30% Venemaa poolt Ukraina pihta lastud lendkehadest. Iga neist droonidest on odav ja neid saab toota suurel hulgal, kusjuures Ukraina kulutab ühe drooni kohta vaid $3000 kuni $5000. Teisisõnu, tõrjedroon, mis hävitab Shahed-tüüpi drooni, mitte ainult ei päästa potentsiaalselt sihtmärki Ukrainas, vaid maksab Venemaale ka $35 000. Korrutades selle tuhandete ja tuhandete hävitatud Shaheditega, kulutab Ukraina suhteliselt vähe, et teha Venemaa sõjakassasse tohutu auk. See võib olla väike vihje Ukraina uue strateegia 3. etapi kohta, aga enne kui selleni jõuame, peame rääkima teisest etapist. Kui õhuruum on kaitstud, ideaalis nii, et Ukraina suudab Vene lendkehadest 95% kinni püüda, saavad Ukraina tsiviilisikud ja sõdurid maapinnal oma tööd teha veidi väiksema hirmuga. Nad saavad keskenduda ka põhieesmärgile, milleks on panna Venemaa iga Ukrainas vallutatud maatüki eest kaotama nii sõdureid kui varustust. Mõte on selles, et surmatoov kaitse on sama tõhus kui tugev rünnak, sest see paneb Venemaa olukorda, kus ta peab kulutama palju rohkem ressursse, kui tal tegelikult on. Ja see on teine etapp. Kurnata Venemaad nii maal, merel kui ka küberruumis. Esimene neist valdkondadest näib olevat Fjodorovi peamine fookus, nagu ta selgitab oma Telegrami postituses. Prindejun püsib tänu Ukraina sõdurite vankumatule kangelaslikkusele. Vaenlane maksab iga Ukraina maakilomeetri eest. Donetski piirkonnas on ruutkilomeetri kohta 156 sõdurit. Meie eesmärk on üle 200 tapetud okupandi ruutkilomeetri kohta, kuulutab Fjodorov. Loogika on siin üsna lihtne. Venemaal on X arv sõdureid. Kui Ukraina suudab hävitada Y arvu, mis on rohkem kui X ruutkilomeetri kohta, siis põletab see kogu Venemaa sõjaväe maatasa. Ukrainal on veel pikk tee minna, kui ta tahab selle eesmärgi saavutada. 2025 aastal suutis Venemaa Sõjauuringute Instituudi ISV andmetel Ukrainas vallutada 4831 ruutkilomeetrit. See number võib olla vaieldav, kuna Venemaa hakkas 2025 aasta lõpus harjumuspäraselt väitma, et on vallutanud alasid, mida ta tegelikult ei vallutanud. Kui Putin püüdis meeleheitlikult saada mingitki eelist, mida rahuläbirääkimistel kasutada.
aga kui me võtame selle numbri aluseks, saame selle abil arvutada Venemaa kaotuste määra ruutkilomeetri kohta. 2025 aastal. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel kandis Venemaa eelmisel aastal umbes 415 000 kaotust. Kui me jagame selle 4831-ga, saame kaotuste määraks peaaegu 86 Vene sõdurit iga ruutkilomeetri kohta. Fjodorov tahab sellest määrast rohkem kui 2 korda suuremat. Kas see on üldse võimalik? Kui 2026 aasta algus midagi näitab, võib Ukraina juba olla õigel teel. IS-20 veebruaril avaldatud raporti kohaselt on Venemaa hõivanud 1 jaanuarist kuni oletatavasti 19. veebruarimi Ukrainas 572 ruutkilomeetrit. Kuna IS-veel oli vaja enne 20. veebruari avaldamist raporti koostamiseks aega, see teeb kokku 50 päeva sõjategevust, mille jooksul on Venemaa suutnud hõivata päevas 11,44 ruutkilomeetrit Ukrainat. Korrutades selle arvu jaanuari 31 päevaga, saad tulemuseks 354,64 kilomeetrit. Al Jazeera andmetel on Ukraina hinnangul Venemaa kaotanud jaanuaris 31 680 inimest. Kiire arvutus näitab, et Venemaa kaotuste määr iga vallutatud ruutkilomeetri kohta on nüüd 89,3. See ei ole suur kasv võrreldes 2025. aastaga, kuid siiski kasv. Ja see on esimene samm Ukraina jaoks, et liikuda Fedorovi soovitud 200 kaotuseni ruutkilomeetri kohta. Selles loos on ka väike pööre, mille me kohe avalikustame. Ukraina kaitseminister nimetab seda maagilist 200 arvu kaotuste määraks, mille Ukraina peab Venemaale tekitama, et muuta edasiliikumine Ukrainas võimatuks. Kuni 200-ni sunnib iga ohvrite arvu suurenemine ruutkilomeetri kohta Venemaad vähemalt aeglustama. Ambitsioonikate eesmärkide seadmisel pole midagi halba ning Ukraina teab täpselt, mida on vaja saavutada, et muuta Putini sissetung Ukrainasse inimjõu mõttes liiga kulukaks. On ka märke sellest, et Ukraina on õigel teel, sundides Venemaad tegema raskeid otsuseid inimjõu osas. Esiteks näib Venemaa värbamissüsteem kokkuvarisevat. Ajalehe The Telegraph andmetel usuvad lääne analüütikud, et Venemaa on viimased 3 kuud enne veebruari värvanud vähem sõdureid, kui ta on kaotanud. Väljaande andmetel värbab Venemaa umbes 35 000 sõdurit kuus. Aga oota korraks. Ukraina ise hindas, et Venemaa kaotas 31 680 meest. Kui see nii on, siis 35 000 uut värvatud kuus tähendab, et Venemaa värbamine ületab nende kaotusi. Siin tulebki mängu see pööre, mida me hetk tagasi mainisime. Aga enne kui sellesse süveneme, vaatate te sõjasaadet ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Veendu, et oled kanalile tellitud, et oleksid alati sammukese ees. Nii et nende arvutustega, mida me just tagasime, toimub midagi kummalist. Ja see kummaline asi on see, et 31 680 ei ole tegelikult Venemaa kaotuste arv jaanuaris 2026. See on Venemaa hukkunute arv. Teisisõnu, need on kõik sõdurid, kes on vahinguväljalt täielikult kõrvaldatud. Nendega on kõik. Nad ei tule enam kunagi tagasi. Surnud. Kui lisada teised kaotused, kuhu kuuluvad haavatud ja sõjavangi langenud sõdurid, siis on Venemaa kaotuste määr tegelikult ligi 40 000 sõdurit kuus. Võtame selle numbri ja lisame selle varasematesse arvutustesse. Kui Venemaa kaotas 40 000 sõdurit, 354,64 ruutkilomeetri territooriumi eest, mille ta jaanuaris vallutas, ja kui meie keskmised arvutused on õiged, siis on Venemaa tegelik kaotuste määr 112,7 sõdurit ruutkilomeetri kohta. See pole küll veel see maagiline 200, mida Fjodorov soovib, aga see on sellele palju lähemal. Kui Ukraina suudab 2026 aastal oma tegevust Vene vägede hävitamisel veelgi suurendada, võib see ambitsioonikas eesmärk, 200 kaotust ruutkilomeetri kohta, hakata peagi tunduma vähem ulmelise unistusena ja rohkem reaalsusena, millele Venemaal pole mingit vastust. Artem Belenkovik, kes on Ukraina võimsa Nemesis pataljoni staabiülem, sõnul on Ukraina eesmärk nüüd laiendada oma surmavaid tapatsoone, droonidest kubisevaid kaitseliine, mis juba praegu hävitavad Venemaa sõdureid. Eesmärk on laiendada nende suurust, 25 kilomeetri ehk umbes 15,5 miili võrra. Kui venelased jõuavad meie positsioonideni, peaksid nad olema täiesti kurnatud ja kõndinud 20–25 kilomeetrit, räägib Belenkov Euractivile. Ja see on lihtne loogika. Iga lisakilomeeter, mille Vene sõdurid peavad tapatsooni läbima, annab Ukrainale rohkem aega, et nad üles leida ja hävitada, enne kui nad jõuavad kindlustatud positsioonideni. Surm ootab juba enamiku venelastest, kes satuvad nendesse tapatsoonidesse. Nende tsoonide muutmine suuremaks ja surmavamaks aitab Ukrainal jõuda veelgi lähemale 200 Vene kaotusele iga okupeeritud ruutkilomeetri kohta. Fjodorovil on veel ideid, mida ta selgitab oma Telegrami postituses. Me teame, kuidas seda saavutada.
on olemas konkreetne nimekiri lahendustest ja projektidest alates hankesüsteemi täiustamisest ja põhjaliku reformi lõpuleviimisest kuni väljaõppe ja juhtimissüsteemide muutmiseni andmetel põhinevaks, ütleb Ukraina kaitseminister. Tundub, et käimas on kogu Ukraina sõjalise struktuuri ulatuslik ümberkujundamine. Ja kui see ümberkujundamine viib tõhusamate üksusteni, parema andmekasutuse ja kiiremate hangeteni, tähendab see veelgi rohkem Vene kaotusi. Iga selline kaotus maksab Venemaale raha, nagu ka varustuse kaotus, mis sageli sellega kaasneb. Ja see viib meid kenasti selle kolmetahulise strateegia 3. faasini, kus Ukraina jätkab millegagi, mida ta on juba kuid teinud. Jätab Venemaa ilma majandusressurssidest, mida tal on vaja sõdimiseks. Fjodorov teab sama hästi kui kõik teisedki, et Venemaa saab alati rohkem osta, kui tal on raha. Allkirjastamistasusid saab tõsta, et meelitada vabatahtlikke lepinguid sõlmima, kes muidu oleksid Ukrainast eemale jäänud. Raha võimaldab Venemaal ehitada rakette ja muid relvi, mida kõiki kasutatakse Ukraina vastu. Kui katkestad arterid, mis pumpavad raha Venemaale, lood olukorra, kus riik ei suuda rahastada Putini hullumeelset sissetungi. Sõda jätkub, sest Venemaal on raha rakettide ja droonide jaoks, sõdurite lepinguteks, propagandaks, kinnitab Fjodorov. Ja põhjus, miks Venemaa saab kõige selle peale nii palju raha kulutada, taandub tema kõige olulisemale ressursile, naftale. Nii et Ukraina 3. osa oma 3 strateegilisest suunast seisneb selles, et ta töötab koos oma partneritega, et sihtida otse Vene varilaevastikku. Venemaa müüb seda üle kogu maailma niinimetatud varilaevastiku kaudu. Just sellest eelarvest rahastatakse sõda. Kui see kanal suletakse, vähenevad sõjaressursid järsult. Mida on vaja? Tugevamad sanktsioonid, koostöö partneritega, strateegia varilaevastiku vastu võitlemiseks, ühised tegevused merel koos partneritega, ütleb Fjodorov, ja tal on täiesti õigus. Varilaevastik on olnud Venemaa päästerõngas alates sellest, kui Putin tungis kallale. Kui sanktsioonid Venemaad tugevalt mõjutasid, ehitas Putin vananevate tankerite laevastiku, mida Venemaa on aastaid kasutanud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Varilaevastikuga seotud arvud on ebaselged, mis pole üllatav, arvestades selle laevastiku olemust. Juba detsembris teatas United 44 meedia, et varilaevastikus on üle 1240 laeva, mis kokku transpordivad umbes 69% kogu Venemaa meritsi eksporditavast naftast teistesse riikidesse. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel teenib Venemaa varilaevastik aastas tulu vahemikus 87 kuni 100 miljardit dollarit, mis kõik on raha, mida Kreml saab maksustada, et toita Putini küllastamatut isu Ukrainasse tungimise järele. See on majanduslik eluliin, mille Ukraina peab läbi lõikama. Varilaevastiku hävitamine ei ole tegelikult valikuvõimalus, kuigi Ukrainal on varem olnud mõningast edu varilaevastiku laevade ründamisel, sealhulgas detsembris toimunud rünnak Kendilile, mille käigus Ukraina saatis droonid Vahemerre. Üle 1200 laeva on tohutult suur arm. Venemaa saab neid ka juurde osta, eriti kuna ta ostab vananevaid naftatankreid, mis on vaevu merekõlblikud, nii et ta saab oma varilaevastiku alused soodushinnaga. Nagu Fjodorov ütleb, on vaja suurendada koostööd Ukraina ja tema paljude partnerite vahel, et tagada, et varilaevastikul oleks palju raskem vedada naftat riikidesse, kuhu Venemaa seda müüb. Sanktsioonid ja blokaadid aitavad, kuigi Venemaa suudab neist sageli kiiresti mööda hiilida, vahetades lippe ja luues uusi varifirmasid, mis varjavad, kust varilaevastiku laevad tegelikult tegutsevad. Üksikud konfiskeerimised jõuavad samuti pealkirjadesse, nagu märgib Kuninglik Ühendteenistuste Instituut, kuid neist ei piisa kogu laevastiku peatamiseks. Ruusi sõnul on tõeliselt vaja seda, et kollektiivne lääs lõpetaks varilaevastiku võimaldamise, müües neile tankkeere ja muutes Venemaal sanktsioonidest kõrvalehoidmise liiga lihtsaks. Kreeka on esile tõstetud kui riik, mis on Euroopa Liidu osana kehtestanud Venemaa vastu sanktsioonid, kuid on samas aidanud Venemaal oma varilaevastiku täiendada laevade müügiga. Venemaa ja tõenäoliselt ka Ukraina jaoks saab tõeline muutus toimuda ainult siis, kui lääs ühiselt hakkab oma varilaevastiku retoorikat ka tegelikult toetama. Mõningaid positiivseid samme on astutud. Näiteks on 7 riigi grupp loonud varilaevastiku töörühma, millega on liitunud ka Põhja- ja Baltimaade 8, et luua riikide võrgustik, mis on pühendunud varilaevastiku vastu võitlemisele. Russi lisab, et sellised töörühmad peaksid kindlasti kaasama ka Lõuna-Hiina mereriike, kus varilaevastiku laevad tegutsevad karistamatult ja on juba seadnud ohtu muu mereliikluse. Lühidalt öeldes tuleb teha veel rohkem. Ja kui Ukraina suudab oma 3-etapilise plaani 2 esimest faasi lõpule viia, saab ta rohkem keskenduda koostööle oma partneritega, et varilaevastikku halvata. Koordineeritud arestide ja lünkade sulgemise kampaania maksab Venemaale miljardeid dollareid naftamüügis ning see on kõik raha, mida Kreml ei saa maksustada ajal, mil nende eelarve puudujääk näib juba 3-kordistuvat võrreldes Venemaa enda 2026 aastaks seatud ametliku eesmärgiga. Igasugune majanduslik kahju, mida Ukraina suudab Venemaale põhjustada, kahjustab Putini sõjamasinat.
Lõpuks soovib Fjodorovi sõnul Ukraina muuta sissetungi Venemaa jaoks sama majanduslikult mõttetuks, kui see on sõjaliselt mõttetu. Nüüd, video alguses palume teil jääda lõpuni, kus me avaldame, kuidas Ukraina kavatseb selle plaani reaalsuseks muuta. Küsimus, mille peame nüüd esitama on, kuidas viia ellu 3-etapiline plaan. Luues 3-etapilise rakendusprotsessi. Oma Telegrami postituse lõpetuseks avaldas Fjodorov 3 asja, mida Ukraina peab tegema, et tagada oma ambitsioonikate plaanide teostumine. Esiteks tuleb tugevdada partnerlussuhteid. Vastastikku kasulik koostöö, et saavutada sel aastal rahvusvahelise abi rekordmaht. Droonide ostmine, stabiilsed maksed sõjaväele ning õhutõrje ja teiste kaitsesüsteemide tugevdamine on täitmise esimese etapi eesmärgid, märgib Fjodorov. Lisage siia veel Ukraina kavatsused varilaevastiku osas ja saate riigi, kes mõistab, et suhete tugevdamine nende riikidega, kes on Putini tegevusele vastu, viib selleni, et Venemaa muutub palju nõrgemaks. Mis puudutab teist sammu, siis see seisneb selles, et Ukraina säilitaks oma tehnoloogilise eelise Venemaa ees. Et olla igas tehnoloogilises tsüklis vähemalt 10 sammu vaenlasest ees, säilitada juhtpositsioon innovatsioonisõjas. Nii ütleb Fjodorov. Ja see on valdkond, milles Ukraina on silma paistnud. Nagu National Interest ütleb, on Ukraina muutunud terasest okassikaks, kes torkab Venemaad iga kord, kui Putin annab käsu rünnakuks. Pidev innovatsioon on kujundanud kõike, mida Ukraina teeb, nii et umbes 80% Venemaale tekitatud kaotustest on mehitamata sõidukite põhjustatud. Oma püüdurdustroonide plaaniga suunab Ukraina nüüd selle innovatsiooni õhutõrje arendamisele. Veelgi rohkem tuleb siis, kui arendatakse uusi mehitamata sõidukeid ja Ukraina rakendab üha enam tehisintellekti viisil, millest Venemaa ei oska isegi unistada. Ukraina peab sõjamatemaatikas silma paistma. Teisisõnu, mida rohkem andmeid Ukrainal on, seda rohkem saab ta Venemaale kahju teha. Tänu Delta kaudu toimivale EBAL-süsteemile saame juba lahinguväljalt kvaliteetseid andmeid. Järgmine samm on muuta andmed otsustavaks jõuks, näha rohkem, mõelda kiiremini, lüüa täpsemalt, ütleb Fjodorov. Andmete kaudu saab Ukraina näha lähenevaid õhurünnakuid. See võimaldab tal saada rohkem teada varilaevastiku laevade kohta, mis omakorda võimaldab koostööd partneritega nende tegevuse peatamiseks ning see võimaldab hinnata, kui edukad on tema jõupingutused ja mida on vaja muuta, et saavutada eesmärk 200 Vene kaotust ruutkilomeetri kohta. Andmed on Ukraina jaoks kõik ning need toetavad innovatsiooni, mis on lahutamatu osa selle 3-etapilise strateegia teise sammu elluviimisest. Kõigest sellest näeme, et Fjodorov on mees, kellel on plaan ja see plaan on nii erakordne, et see võiks hävitada kogu Venemaa sissetungi. Mõnes Ukraina piirkonnas on Fjodorovi plaan, eriti mis puudutab innovatsiooni ja kaotuste tekitamist, juba hästi käivitunud. Lazari grupp esindab kõike seda, mida Fjodorov tahab näha kogu Ukraina armees. Ukraina erinevates tagasihoidlikes keldrites toimub vaikne revolutsioon. Jootekolbide suitsujutid tõusevad õhku, kui pealampidega mehed valmistavad trükkplaate, mis hakkavad juhtima Ukraina FPV-droonide armeed. See võib tunduda tühisena, kuid Ukraina võime neid olulisi komponente kodumaal toota on sõjas tähtis pöördepunkt ning iga üks neist maksab vaid $500. Võimalus kasutada $500 drooni, et edukalt hävitada näiteks $4-5 miljonit maksev T-90M prorõvtank või $200 miljonit maksev S-400. Õhutõrjesüsteem on muutnud lahingureegleid ja andnud õppetunde, mida ükski maailma armee ei saa endale lubada eirata. Aga siin on üks oluline strateegiline haavatavus. Enamik nende droonide komponente on tavaliselt valmistatud välismaal, eriti Hiinas. Paljuski on see sõltuvus imporditud komponentidest kogu Ukraina kaitsetarneahela kõige nõrgem lüli. Kuid nüüd, kui Ukraina toob nende komponentide tootmise kodumaale, uuendab ta taas viisil, mis paneb kogu maailma, eriti Venemaa, tähelepanelikult jälgima. Venemaa kannatab nende arengute tõttu enim ega suuda neid peatada. Siin on põhjus, miks Ukraina püüdlus Hiinast sõltumatute droonide poole on nii oluline mitte ainult Ukrainale, vaid ka sõjavägedele üle kogu maailma. Vähesed sõjalised arengud hiljutises ajaloos küündivad Ukraina droonide ümberkujundamise ulatust ja kiirust. 2022 aastal toodeti Ukrainas hinnanguliselt kokku vaid 3000 kuni 5000 drooni. 2024 aastaks oli see number kasvanud 2,2 miljonini ning 2025 aastaks hinnanguliselt 4,5 miljonini. Ülemises otsas tähendab see 3 aastaga 900-kordset kasvu. Kuid selle tootmise all peitub kriitiline strateegiline haavatavus. Peaaegu kõik droonide komponendid hangiti peamiselt Hiinast.
ja hoolimata kõigist oma väidetest olla Ukraina sõjas neutraalne, on Hiinal ulatuslik strateegiline partnerlus Venemaaga, mitte Ukrainaga. Sõja algfaasis ostsid Ukraina tootjad peaaegu kõik droonide kokkupanekuks vajalikud osad Hiina firmadelt. Tegelikult ostis Kiiev 2023 aastal 60% DJI Technology Company ülemaailmsest Mavic kvadrokopterite toodangust. Mavic on valdkonna standardiks kujunenud kvadrokopter nii tsiviil- kui ka sõjaliseks FPV kasutuseks. Ja selle DJI droonide perekond omab kuni 90% osakaalu USA kommertsdroonide turul ja 80% ülemaailmsest tarbijadroonide turust. Veelgi olulisem on see, et välisettevõtted, kes soovivad ise droone toota, sõltuvad samuti suures osas Hiinast komponentide hankimisel. Näiteks väikesed liitiumioonakud, mida toodab Contemporary Amperex Technology Company Limited, maailma suurim akude tootja mahult. Ja just nii oligi ka Ukrainas. Nüüd töötas droonide tootmine Ukrainas Hiina komponentidest enam-vähem sujuvalt, kuni ühel hetkel see enam nii ei olnud. 2023 aasta juunis otsustas Hiina piirata üle 7 kilogrammi kaaluvate kaugmaadroonide eksporti nii Ukrainasse kui ka Venemaale. Hiina väitis, et need sammud olid selleks, et takistada tema droonide kasutamist sõjas. Siiski kõlab see õigustus õõnsalt, arvestades, et Hiina jätkas strateegiliselt oluliste kaheotstarbeliste tehnoloogiate nagu pooljuhid ja droonimootorid tarnimist Venemaale oma piiranguteta partnerluse raames Moskvaga. Ukraina ei saa samu eeliseid. Siis olukorda veelgi halvendades kehtestas Hiina 1. septembril 2024 ekspordipiirangud Hiinas toodetud droonidele ja drooniosadele Ukrainasse ja Venemaale, sealhulgas lennujuhtimisseadmetele, süsinikiustraamidele, mootoritele, raadiosidemoodulitele ja navigatsioonikaameratele. See oli tõsine tagasilöök Ukraina drooni tootmisele. Kuni selle ajani, nagu ütles Oleks Skrebin, ei olnud varem drooniosade kodumaiseid tootjaid ja keegi ei mõelnud nende peale. Grebin on Motor G tegevjuht, mis on täna Ukraina suurim droonide elektrimootorite tootja. Alates 2023 aastast kulus Motor G'l 7 kuud prototüübi ehitamiseks ja 1,5 aastat masstootmise käivitamiseks. 2025 aasta lõpuks lähenes Motor G tootmismaht 100 000 mootorile kuus, peamiselt FPV droonide ja veidi suuremate fiiberoptiliste droonide jaoks, mis vajavad kuni 15 tolliseid raame. Kuid Motor G pole sugugi ainus Ukraina ettevõte, mis toodab droonide komponente koha peal. Kui Hiina ekspordikeelud esmakordselt jõustusid, hakkas Ukraina kohe otsima asendusi oma USA ja eriti Euroopa partnerite seast. Aga see osutus kaugeltki mitte ideaalseks lahenduseks. Tõsiasi on see, et Hiina ülekaal droonide komponentide turul on nii otsustav, et enamik Euroopa vajalike droonikomponentide tarnijaid ei tooda neid ise. Nad on sisuliselt Hiina ettevõtete vahendajad. See tekitab 2 probleemi: piiratud kättesaadavus ja kõrgemad hinnad. Komponendid ei ole sageli lihtsalt saadaval ja kui neid on, küsitakse nende eest sageli röövellikke hindu. Teatatakse, et mõnede komponentide hinnad on pärast Hiina sanktsioonide kehtestamist 3-kordistunud. Kui rääkida näiteks droonimootoritest, siis Grebin ütleb, et EL-il ei ole neid üldse. Brändid küll on olemas, aga tegelikult toodetakse neid Hiinas. Oleme rääkinud 3 riigi esindajatega, kes soovivad oma mootoritootmist lokaliseerida, kuid praegu pole nad isegi planeerimisfaasi jõudnud, ütles ta Kiev Independentile 2025 aasta augustis. Nii hakkas Motor G tootma oma mootoreid, kuigi sellised komponendid nagu magnetid ja pingetestrid tuleb siiski peamiselt Hiinast hankida. Teine Ukraina ettevõte, kes üritab Hiina sanktsioonidest mööda hiilida, tootes komponente koha peal, on fiiberoptilise kaabliga juhitavate FPV droonide tootja Hasta, mis tähendab ladina keeles oda. Hasta prindib fiiberoptilise kaabli poolid ja korpused 3D printeriga. Kaabel juhitakse läbi Ukrainas valmistatud seadmete, mis on ümber seadistatud mootoriga kinnitusega, mis suunab liini sujuvalt küljelt küljele, sarnaselt kirjutusmasina hammaslatile. Hasta asutaja turvakaalutlustel ainult Andri nime all tuntud sõnul arendatakse Ukrainas ka termonägemisseadmeid, kontrolleereid, mootoreid ja raame, kaameraid hetkel veel pole, kuid peagi lisanduvad ka need. Nüüd, üks kõige olulisemaid komponente FPV droonides on muidugi trükkplaadid, mis toimivad lennuki keskse närvisüsteemina. Need plaadid haldavad olulisi funktsioone, nagu lennu stabiliseerimine, toitejaotus ja kiire andmeedastus. Need toimivad drooniajuna, töötledes andmeid gyroskoopidelt ja kiirendusmõõturitelt
et kohandada mootorite kiirust reaalajas, tagades nii drooni tasakaalu ja reageerimise piloodi käsklustele. Nagu enamik teisi FPV drooni komponente, hangiti ka neid trükkplaate tavaliselt Hiinast. Nüüd, nagu video alguses mainitud, toodetakse neid Ukrainas. Ja nad teevad seda nii tõhusalt, et üks ettevõtetest, kes neid toodab, on valitud tulusasse Pentagoni drooni ülekaalu programmi. Tegelikult valiti välja 2 Ukraina ettevõtet, nende 25 ettevõtte hulgas, keda kutsuti 2026 aasta veebruaris osalema katsel, mis on Pentagoni protsessi esimene etapp. Pärast katset valiti välja 11 ettevõtet, sealhulgas Ukraina kaitsedroonide tehnoloogia korporatsioon. Teine katsel osalenud Ukraina ettevõte General Cherry kahjuks ei pääsenud edasi. Lõplik 11 ettevõtte nimekiri, kuhu kuulub ka 8 USA ja 2 Suurbritannia tootjat, on nüüd valmis saama oma toodetele suuri tellimusi USA sõjaväelt. Pentagon kavatses pärast esimest katsetust anda välja kokku umbes $150 miljoni väärtuses tarnetellimusi 30 000 ühesuunalise ründedrooni jaoks, mis on mõeldud järgmise 5 kuu jooksul sõjaväeüksustele tarnimiseks. Ukraina ettevõtte valimine programmi näitab suurt usaldust Ukraina droonide arenduste vastu. Kuid võib-olla veelgi kõnekam on see, et see on tunnustus nende tehnoloogiate strateegilisele tähtsusele rahvusvahelisel areenil. Sest mitte ainult Ukraina drooniarendajad ei ole ebatervislikult sõltuvad Hiinast pärinevast tarneahelast, Hiina ülekaaluka domineerimise tõttu droonikomponentide tootmises seisab sisuliselt iga droonitootja kõikjal silmitsi sama probleemiga. Ja lääneriikide jaoks saab sõltuvust oluliste komponentide tarnest ühest peamisest vastasest pidada ainult suureks strateegiliseks nõrkuseks. Lääne droonitootjaid on Hiina sanktsioonid ja ekspordipiirangud mõjutanud sarnaselt Ukrainaga. Näiteks 2024 aasta oktoobris peatas Hiina droonide akude müügi Skydiule, suurimale USA kommertsdroonide tootjale, kuna ettevõte müüs droone Taiwanile. Kiel vähendas Skydio tootmisvõimsust, sundides ettevõtet kasutama Venemaa akusid kuni 2025 aasta kevadeni ning piirates sellega USA's toodetud droonide tarnet Ukrainale. Kuid asi ei puuduta ainult droone. Hiina kontroll paljude kriitiliste tarneahelate üle kujutab endast sama suurt või isegi suuremat strateegilist haavatavust paljude relvasüsteemide puhul kogu kollektiivses läänes. Võtame näiteks Hiina peaaegu täieliku monopoli haruldaste muldmetallide rafineerimise ja magnetite tootmise valdkonnas. Ainult Ameerika Ühendriikides sõltub 80 006 komponenti 1908 relvasüsteemis materjalidest, mida kontrollib Peking. See domineerimine võimaldab Hiinal muuta tarneahelad relvaks, ähvardades peatada või viivitada kriitiliste varade nagu F-35 hävituslennukid, Virginia-klassi allveelaevad ja täppisjuhitavad raketid tootmist ekspordilubade ja piirangute kaudu. Uued Hiina kontrollimeetmed, mis kehtestati 2025 aastal vastusena president Donald Trumpi tollisojale, nõuavad ekspordiks litsentse. Isegi vähese Hiina päritolu haruldaste muldmetallide sisalduse korral blokeeritakse tõhusalt välismaised seadmed, mis kasutavad Hiina tehnoloogiat või materjale. Need kontrollimeetmed on põhjustanud hinnatõusu võtmeelementide, nagu kalliumi puhul, tuues kaasa tarneahela ebakindluse ja võimalikke tootmisseisakuid kaitsetööstusettevõtetele. Nagu Trent Emenke, kes juhib Pentagoni kaitseinnovatsiooni üksuses meeskonda, mis kiidab heaks droonide kasutamise sõjalisel otstarbel, ütleb: Hiina võiks kogu maailma droonitööstuse aastaks seisma panna. See on riikliku julgeoleku küsimus mitte ainult Ameerika Ühendriikide, vaid kogu lääneriikide jaoks. Just kui sellest veel ei piisaks, on Iraani poolt Hormuzi väina blokeerimisest tingitud jätkuvad ülemaailmsed tarnehäired ainult suurendanud tarneahela ebakindlust. Nafta hind on tõusnud umbes $60–70 barreli kohta. Brenti toornafta puhul umbes $100, põhjustades ülemaailmselt inflatsiooni kasvu. Kuid häired teiste kaitsetööstuses oluliste materjalide, näiteks alumiiniumi, tarnetes tähendavad samuti, et hinnad tõusevad ja tarnehäired on praktiliselt vältimatud. See kõik osutab selgelt ühele asjale – suveräänsuse tähtsusele. Eriti kriitiliste materjalide varustuskindluse osas. Vähendades oluliselt oma sõltuvust droonide komponentide tarnest Hiinast, ei tegele Ukraina ainult innovatsiooniga. See suurendab oluliselt Ukraina vastupidavust ja võimet jätkata võitlust Venemaa vastu määramatult kaua. Ja nagu me varsti näeme, ei saa Venemaa selle vastu suurt midagi teha. Kuigi Venemaa ei pruugi suuta takistada Ukrainal uusi lahendusi arendamast, saad sina kindlasti teada, miks see nii on. Siin saates Sõjasaade ei kajasta me ainult viimaseid sõjauudiseid, vaid selgitame ka, miks need olulised on.
telli kanal, et sa midagi maha ei magaks. Ärgu olgu kahtlust, see tagasihoidlik $500 FPV ründedroon on Ukraina jätkuva vastupanu põhikomponent. Kõrgtasemel süsteemid nagu USA MIM-104 Patriot õhutõrjesüsteem kipuvad pealkirju haarama, kuid just need odavad ja väga tõhusad relvad on tõeliselt muutnud kaasaegse sõjapidamise olemust. Ja teoreetiliselt ei peaks see nii olema. Teoorias peaaegu igas mõttes, mida suudad ette kujutada, domineerib Venemaa Ukrainat. Olgu selleks rahvaarv, õhu- või merevägi või tootmisvõimekus. Venemaa tohutu ülekaal Ukraina ees oleks pidanud tähendama Venemaale juba otsustavat võitu. Aga seda pole juhtunud, mitte ligilähedaseltki. Ja tagasihoidlik $500 FPV droon on suur osa Ukraina jätkuvast outsideri edust. Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandori major Robert Provdi sõnul põhjustavad nüüd üle 90% Vene kaotustest Ukraina droonid. Ta ei räägi ainult elavjõust. $500 droonid on hävitanud ka suure hulga Venemaa kõige hinnalisemaid varasid. Olgu selleks siis S-400 Triumph õhutõrjesüsteemid, mille väärtus on $1,2 miljardit. Tükk T-90M tankid, mis maksavad $4,5 miljonit. Tükk või Beriev A-50 Mainstay, varajase hoiatuse ja juhtimise lennukid, mille väärtus on $300 miljonit. Tükk Tupolevi Tu-22 M3 Backfire strateegilised pommitajad, mille väärtus on $100 miljonit tükk, või Scat 4050M kipptasemel luuredroonid, mis maksavad $400 000 tükk. Ükski neist pole nende minitapete vastu kaitstud. Võib-olla kõige olulisem on see, et Ukraina $500 droonid on tasandanud jõuvahekorrad, kui rääkida Ukraina suurimast puudusest selles sõjas, elavjõupuudusest. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris leidis Ukraina end olukorrast, kus neil oli vähem nii suurtükimürske kui ka personali. Nii hakkasid rindel olevad sõdurid odavaid Hiina droone ümber ehitama, muutes need improviseeritud pommitajateks. See osutus otsustavaks uuenduseks. Nagu meenutab Ignat Bujakin, Ukraina kaitsedroonide asutaja, riigi päästsid $500 droonid ja see pole sugugi liialdus. 10 000 seadmed ja 100 000 Vene sõdurid on Ukraina FPV drooni rünnakute tõttu rivist välja langenud. Sõja edenedes on nende odavate relvade lahingujõudu mitmekordistav mõju, mis võimaldab hävitada kordades kallimaid süsteeme, olnud mõlemale poolele võimatu eirata. FPV droonid olid algselt lendavad kaamerad. Täna on need ka täpsed, kiired ja manööverdatavad löögisüsteemid, mida operaator juhib virtuaalreaalsusprillide abil, mis loovad tunde, nagu oleksid drooni kokpitis. See juhtimissüsteem võimaldab piloodil sooritada äärmiselt keerukaid manöövreid, jälitada sihtmärke või lennata raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, nagu punkri sissepääsud või T-90M tanki šassii ja torni vaheline pilu. Nende tõhusust lahinguväljal on raske üle hinnata ning kulu ja hävitustulemuse suhe on liiga veenev, et seda eirata. Seetõttu on nii Ukraina kui ka Venemaa suurendanud tootmist tööstuslikule tasemele. Pärast 2023 ja 2024 aastal mahajäämist näib Venemaa olevat viimase aasta jooksul järele jõudnud, vähemalt tootmise osas. Kui praegused hinnangud on täpsed, siis Venemaa toodab praegu umbes 19 000 FPV drooni päevas ehk veidi alla 7 miljoni aastas, mis on tõenäoliselt umbes sama palju, kui Ukraina praegu toodab. Nii et nüüd on võidujooks alanud. Mõlemal pool rindejoont püüavad mõlemad osapooled suurendada oma droonisüsteemide arvu ja tõhusust. Ja nagu võite ette kujutada, arvestades nende süsteemide tähtsust lahinguväljal, on droonide komponentide tarnete katkemine vastuvõetamatu risk. Seetõttu on Ukraina võimekus toota Hiinas sõltumatuid droone nii oluline areng, mitte ainult Ukrainale, vaid kogu läänele. Nagu Provdi selgitas, arvestades riske, mis kaasnevad komponentide hankimisega Hiinast, kes ei ole meile sõbralik, on peamine ülesanne toota neid Ukrainas. Ta lisab, et Ukraina tootja tugevus seisneb selles, et impordiasendus on juba toimunud. Nüüd ei piirdu Ukraina innovatsioon ainult mootorite ja trükkplaatidega. Ukraina insenerid ja arendajad pingutavad kõvasti, et kogu droonide tootmisprotsess kodumaale tuua. See annaks neile täieliku droonide suveräänsuse, mida praegu saab enesekindlalt väita vaid Hiina ise. Bujakini sõnul olid 2023 aastal Ukraina kaitsedroonide tootmise alguses kõik komponendid Hiina päritolu. Aasta jooksul lokaliseeriti ka süsinikraamide ja antennide tootmine. Ettevõte toodab praegu kuni 15 000 antenni päevas, mis rõhutab lokaliseerimise ulatust ja kogunenud kogemusi.
Kuid sellega ei olnud veel kõik. 2025 aastaks oli ettevõte laiendanud tootmist, hõlmates lennukontrollereid, kiiruseregulaatoreid, raadiosidemooduleid ja videoedastussüsteeme. Tegelikult on kõik selle komponendid nüüd Ukraina päritolu, välja arvatud nende kaamerad. Isegi siis ütleb Puljakin, et FPV droonikaamerate tootmise tehnoloogia on Euroopas juba olemas. Siiski on ettevõte siiani ostnud neid teiselt Ukraina ettevõttelt, kes toodab neid Euroopa osadest. Sellest hoolimata on see pidev tootmise lokaliseerimine elav näide sellest, kuidas Ukraina muudab väljakutsed võimalusteks ja ehitab samm-sammult oma tehnoloogilist iseseisvust. See võib sõjas olla otsustava tähtsusega. Mida rohkem suudab Ukraina ise oma kaitseks vajalikku toota, seda iseseisvam ja lõpuks suveräänsem riik ta on. See pole ainult taktikaline eelis. Kaitsesuveräänsus võib anda Ukrainale olulise mõjuvõimu, kui kunagi tõsised rahuläbirääkimised konflikti lõpetamiseks toimuvad. Nagu Ukraina presidendi kantselei asejuht ja sõjaline nõunik kolonel Pavlo Polisa ütleb, kui me impordime, tähendab see sõltuvust ja igasugune sõltuvus tähendab nõrgemat positsiooni. See hõlmab ka sõltuvust partneritest. Kui rääkida madala hinnaga ja väga hästi skaleeritavatest droonidest, siis on tõenäoline, et Ukraina aitab juba praegu USA'd, mitte vastupidi, ning see jääb nii veel mõneks ajaks. Nagu Stacy Pettijohn, CNAS-i kaitseprogrammi direktor, hiljuti tunnistas, meie USA oleme tõesti maha jäänud. Iga siin olev droon on kvaliteedilt kehvem ja maksab rohkem kui DJI droonid. Meil ei ole praegu tööstusbaasi, mis suudaks neid toota. Ukraina saab loota mõningasele droonitoele oma Euroopa partneritelt, kuna kohustused ja ühisprojektid tootmises kasvavad. Kuid pole selge, kas need partnerid suudavad hinna poolest Hiina või Ukraina droonidega võistelda ning kas nad suudavad tootmist suurendada Ukraina jaoks vajaliku mahuni. Ukraina kaitseministri esimese asetäitja Ivan Havriliuki sõnul toodab Ukraina juba kuni 200 000 FPV drooni kuus ning peab oma drooniparki pidevalt täiendama. Kuid kaitseministri Denys Šmihuli sõnul peab Ukraina Venemaaga võistlemiseks tootma 2 korda rohkem, 400 000 mehitamata süsteemi kuus. See on sellepärast, et Ukraina kaotab kuus umbes 10 000 drooni ning sihtmärgi edukaks hävitamiseks kulub hinnanguliselt 34 FPV drooni, mis rõhutab, kui suuri koguseid on pidevalt vaja. Lisaks on ebamugav tõsiasi, et nagu Ukrainas sisaldavad ka Euroopa või USA droonid peaaegu kindlasti hulgaliselt Hiina komponente. Seega on need sama haavatavad tarnehäirete ja Hiina ekspordikontrolli suhtes. Tegelikult on Hiina ülekaal droonikomponentide turul nii suur, et on küsitav, kas üldse on võimalik toota täiesti Hiina vaba drooni. Kuigi Ukraina kaitsedroonide tootjad valmistavad droonidele süsinikraame, pärineb süsinik ise tavaliselt Hiinast, sest see on märgatavalt odavam. Droonide toiteallikaks olevad akud toodetakse samuti suures osas endiselt Hiinas, mis, nagu me oleme arutanud, domineerib selliste akumaterjalide nagu liitium ja haruldased muldmetallid tarneahelaid. Ja kogu maailma droonitööstus sõltub endiselt kitsastest olulistest imporditavatest komponentidest, sealhulgas liitiumisooladest, neodüümmagnetitest, navigatsioonikiipidest ja soojusanduritest, mille tarnete üle omab Hiina sisuliselt täielikku kontrolli. Tõepoolest, Ukraina kaitsetööstuse nõukogu, mis on kohalike relvatootjate kaubandusühing, andmetel ütles vaid 5% selle liikmesettevõtetest, sealhulgas paljud riigi suurimad, et nad ei kasuta Hiinas valmistatud komponente. Võrdluseks 28% liikmesettevõtetest teatas, et nad ei kasuta Taiwanis valmistatud komponente ning 40% teatas, et nad ei kasuta USA's valmistatud komponente. Siiski on Ukraina jaoks panused liiga kõrged, et jätta selline ilmne strateegiline haavatavus tähelepanuta. Arvestades FPV droonide eksistentsiaalset tähtsust Ukraina sõjaväe jaoks, on kriitiliste komponentide haavatavad tarneahelad mõeldamatud. Parim viis riski vähendamiseks on võimalikult suure osa varustuse kohapealne tootmine ja ülejäänu allikate mitmekesistamine. Ja just nii Ukraina seda probleemi lahendabki ning juba märkimisväärse eduga. Veel 2024 aastal pandi enamik Ukraina droone kokku peaaegu täielikult Hiina komponentidest. 2025 aasta lõpuks oli Hiina osade osakaal Ukraina droonides vähenenud umbes 38%-ni, teatab Ukraina kaitsetööstuse nõukogu ja mõttekoja Ussisaare instituut. See on muljetavaldav areng, mis rõhutab innovatsiooni, intensiivset tööd ja investeeringuid, mis toimuvad Ukraina kodumaises droonikomponentide tootmises. Ja Ukraina partnerid pööravad sellele tõsist tähelepanu. Paljud neist astuvad ise aktiivseid samme Hiina mõjude vähendamiseks ning suunavad tarneahelaid sõbralikumatesse riikidesse, kui see on võimalik.
näiteks EL-i kriitiliste toorainete seadus, eesmärgiks on vähendada EL-i sõltuvust impordist ning arendada omaenda nende materjalide kaevandamise ja töötlemise võimekust. Ja nagu paljudes teisteski valdkondades, saavad Ukraina partnerid kasu tema leidlikkusest droonide tootmise lokaliseerimisel. Samal ajal Moskvas jälgib Venemaa president Vladimir Putin murelikult. Tal pole sisuliselt midagi teha, et peatada Ukraina tärkavat kaitsesuveräänsust. Üha rohkem tema hinnalisi süsteeme hävitatakse $500 Ukraina droonidega ning igasugune kaudne kontroll, mis tal oli nende tootmismahtude üle Hiina kaudu, on pidevalt vähenemas. Veelgi murettekitavam Putini jaoks on see, et tema FPV droonide tootmisliinid sõltuvad Hiina komponentidest sama palju kui kõigil teistel, kui mitte rohkemgi. Praegu pakub Venemaa strateegiline partnerlus Hiinaga talle lünki ja salakokkuleppeid, mis kaitsevad teda enamiku strateegiliste riskide eest. Aga kui selle kokkuleppega peaks midagi viltu minema, satuks Venemaa droonitootmine väga suurtesse raskustesse. Ja Ukrainal on selle üsna ilmse nõrkuse kõrvaldamisel tõsine edumaa. Ja kui rääkida venelastest, kes on väga suurtes raskustes, siis vaata seda videot, mis räägib sellest, kuidas Vene armee on kokkuvarisemise äärel. Aitäh vaatamast!